Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Noriga, mellipäev, podcast, pohmellipäev. Hei, pohmellipäeva kuulaja, tänks, et play vajutasid, algab uus episood. Tavaliselt ma ei alusta nii entusiastlikult, see on minu jaoks, praegu on 110 on see entusiasm. Külaline täna Taavi-Peeter Liiv, hei, tšau! Jaa, tšau. Tegin, tavaliselt ma ei tee, tavaliselt ma hädisen kuidagi alguses ära, et eeldan, et kõik saavad aru, et me hakkasime nüüd salvestama. Aga nüüd vist hakkasime igal pool, sinu kaamera on ka punase tulega, on ju? Tulka. Super. Kolmega või? Kolmega, ja. Üldplaan, kõik nagu. Mul ainult seda Raitu ei ole see, mis Miikalil, sest mulle meeldib. Aga see kõik muu, mis siin ümberringi, nagu see kõik see tehnika, ma arvan, see kompenseerib. Ja, kas sa oled... No, räägime albumi jutuid muusikast hiljem, võib-olla ei räägi ka. Aga sa oled kumb see nüüd on? Mu ema on Mubas, sina Mubas ei ole, sa oled EMTAS või? Mina olen EMTAS, jah. EMTAS, see on siis Eesti Maksu- ja Tolliamet. Eesti Maksu, just. See on siis nagu ülikool. Just. Väikest jääb Mubale kõrgema hariduse. Ei mõelnud seda nii üldse. See pole mingi kutsekast. Ei mõelnud nii. Mu vend vist oli su õpilane korraks. Ta oli ühe semestri, jah. Ta oli väga tubli, aga siis kevad semestril kadus ära. Jah, täpselt. Aga ma ei tea, kas sa seda hindasid, kas sa tundsid selle ruumi ära, sest siin me tegime sessiooni ka ja keegi ütles, et Jose palus, et pildid ka saadaks, kui mingi mikripaigutused olid. Kas sa seal selles osas sind ei olnud või? Jah, seal ma ei olnud vist mingites Diogo tundides käisin eelmine aasta rohkem. Et mikrokraadis on siis nii, et esimene semester tema siis õpetab salvestama ja teine semester õpetab miksamist. Nagu eraldi need tunnid. Ja sina, mis sinu oma oligi? Mina siis õpetan muusikaproduktsiooni. Kui ma oleks idioot, mis neil vahet on? No tegelikult väga, vahe on nagu suur, aga nagu Eesti kontekstis nagu ei ole ka selles mõttes, et iga produtsent nagu tegeleb ka salvestamisega, et meil ei ole eraldi nagu insenere. Aga põhimõtteliselt siis miksi on keegi, kes siis mängib muusika kokku, see tähendab seda, et kui selline jämedam nagu loominguline pool on läbi, et kui me oleme laulu valmis saanud ja oleme sellega rahul, et siis me saadame selle järgmise inimese juurde, kes paneb selle hästi nagu soundima. Aga kas see ei ole, praegu tuli pähe? Kas see ei olegi introvert eestlaste jaoks perfektne, sest ma olen ka vaadanud neid musadokke mingitest, ma ei tea, kas või 80-ndate räpi tegemisest ja et sul on seal nüüd produd on ju või 90-ndate räpi tüübid, produd, kõvad vennad, hea selle touchiga ja suure pildi tunnetusega, aga siis neil on mingisugune 5 inseneritehnikut ümber, kes oskavad stuudios kõike teha, on ju. Umbes vanast koolist veel jäänud. Nüüd on nii, et kõik teed ühe läpakaga cool loe, muidugi ära pane väelata peale. Ja siis, vastu räägi jutt. Aga muidu on nagu see, et sul on stuts on nii suur asi, iga asja jaoks on inimest vaja, keegi oskab hästi, ma ei tea, rautida mingisuguseid juhtmeid, keegi oskab teibile hästi panna masteri, on ju. Aga nüüd on see, et nagu autist, introvert ja eestlased saavad üksi stutsis olla ja ei pea olema nii, et mingi 4 tüüpi on veel, kellega suhtlema pea. No ei ole raha lihtsalt, võiks olla küll 4 tüüpi. Kunagi sellega on, kusjuures see jutt, mis sa praegu rääkisid, sellega on nagu hea nali, see on nagu selline legend, et tegelikult sellist asja ei olnud, aga kunagi, kus musa businessis oli nagu väga palju raha, ma ei pea Eesti konteksti nagu silmas, aga USAs näiteks, kui CD-sid müüdi väga palju, niimoodi 80-90, siis oli selline tüüp nagu kutsuti nagu Fader Joe, et siis kes olid need analoogpuldid, kus on nagu faderid, et siis ta oskas väga hästi nagu fade out'i teha lauludele. Ja see pandi kuhugi kuludesse nagu kirja, aga tegelikult loomulikult sellist tüüpi polnud olemas. See tüüp oli päris kallis ka, aga tegelikult see oli mingi Coke'i nagu Coke budget. Et niuke Fader Joe legend on. Aga jah, ei, meil on
on ikkagi produ siis tegeleb ka salvestamisega ja no sõltub, mis nagu žanris sa töötad, et kui sa mingit nagu raadiopoppi teed täna, et siis seal ongi väga palju sellist nagu arvutis tegemist ja võib-olla sa salvestad ka ainult nagu vokaali ja väga paljud muud asjad on nagu siis mingid MIDI-instrumendid või... Ja. Aga kuidas sulle see, ma nüüd korra nägin seda, ma ei süvenenud, sest ma veidi läksin närvi, kuidas sulle see Diplo sõnavõtt meeldis, kui sa nägid seda, et muusika tegemine ja kirjutamine on raske ja nüüd AI-ga on lihtsam ja see on ju hea. No Diplo ütles seda sellepärast, et tal on mingisugune diil selle Sunoga. Muidugi ongi kõik nagu, et seal kaugemale pole vaja mõelda, nagu ma arvan, et see on suht nagu selline lihtsalt, et noh, ma ei tea, minule see ei meeldi selles mõttes, et noh, minu jaoks on muss ikkagi nagu selline kunstivorm või eneseväljendus, et kui sa võtad selle eneseväljenduse osa sealt ära, et siis nagu jääbki, mis sealt siis üldse nagu jääb, on ju. Aga samas, jumala eest, et nagu inimesed teevad nagu erinevatel põhjustel mussi, et selles suhtes nagu mingi kettasse ma ka sellepärast nagu ei lähe, et kui nagu mõtleb, aga jah, et see on nagu suht selline, et see, ma nägin ka kuskilt seda, ma ei tea, kas videot või ühesõnaga seda tsitaati ja siis nagu jah. No see ongi, et mingi Tai prostituudi keppimise taustale võib panna AI mussi. Seal võib-olla tahid riiva uut kaua mängivat, siis see on nagu raiskamine, et sa ikka pead tervikuna kuulama ära selle. Armatsemise taustale ei tahaks üldse mussi või sina või sulle meeldib kuulata? Selles mõttes, et see võib-olla katab tähelepanu. See võib-olla maskib ära mingisugused teised helid. No näiteks, kui ema hommikusööki teeb kõrvaltoas või midagi. Siiamaani elan mapsiga koos. Ajan naisi küll. Hopsti, hakkas pihta see podcast. Ja just. Ei, ma mäletan lihtsalt, see oli... Jah, helide maskimiseks. Eks ta on siuke kliiniline vaikus armatsemise ajal võib-olla ei ole. Sul läks ümber midagi, tahad paberit? Natukene, anna mulle. Ja nüüd paar sõna meie peasponsorilt Puffilt. Paljud te kindlalt mõtlete, mida Puff tähendab. Sain hiljuti ise ka teada, Puff tähendab Play Among Friends. Inglise keeles nagu mängi sõpradega. See võib olla, et sa mängid jalgpalli. See võib olla, et sa mängid petanki Among Friends. See võib olla, et sa mängid sulgpalli. Sorry, et ma kõik sulle. See võib olla pesapall ilma kurikata. Play Among Friends. See võib olla lihtsalt tavaline frisbee. Mida sa mängid Play Among Friends. Oi! Viimane kord ma olen kaamera mees sulle mõtled. Või see võib olla lihtsalt pinks. Või Puff, Play Among Friends, see võib olla ka, et sa lähed lihtsalt puff.ee ja mängid seal oma sõpradega. Aga nagu alati, vastutustundlikult. Kops juba koos. Aga nüüd tagasi tänase osa juurde. See kollane on vist kogu aeg olnud, aga see alumine on see, ühesõnaga, kui sa võidad, sa saad nii selle ülemise kui selle alumise. Aha, Need mul on küll erinevate asjade eest. Ja ma nägin, ma juba tutvusin. Aga üks läheb siis kliendile ilmselt. Ja üks läheb siis kliendile, siis saad valida, et kas sa tahad endale, et agentuurile meeldib, kui neil on erinevat värvi, vaata mune palju, siis ta näitab läbi aegade, sa oled võitnud palju vist. Aga ma mõtlesin, et need on nagu, et kollane on kuld ja siis on hõbe ja siis pronks ka, aga ma ei tea. Äkki ongi, tead, ma pole kordagi ise kohale läinud sinna, see tundub nagu veits siuke... Mul on ka paar kuldmuna. On jah? Ja, aga ma nagu tegelikult ei teinud eriti. Ma töötasin loovagentuuris mõnda aega. Millises? Sweepis. Tiit Liblik oli mu kolleeg. See gäng. Ja, teame, et see on ka üks... Tiit on mu stuudiokaaslane. On jah? Nice. Sest nad on nüüd... See gäng on nagu... Kuidas neid nüüd nimetada? O-gäng või ei? Nad on mingid kuradi Nõmme mingi või... Elvis Salor läheb kuhugi sinna. Ja, Neil on, tundub, et päris niuke suur... Hürra mul väga hea sõber.
ja Tiit on ka nagu ikkagi. Nad on ikka sinna kuradi early YouTube'i varamusse pannud palju asju, mitte isegi early YouTube'i, sest need nii vanad nad ei ole, aga ja nagu no see Laiba Challenge jah, nagu täpselt Laiba Challenge, arust. siis see kuradi stream, mis see oli, streami Watches streams, aga siis tal on kaamera on lihtsalt külje pealt, filmib, kuidas ta mängib. Arvutimängu vist midagi ja mingi selline teema jah. Ei, neil on mingi väga nagu ma ikkagi imestan, et nad lähevad järgmine nädal ka mingit lühifilmi filmima, Jaan, Hürr ja Tiit, ma ei tea, kes seal ka gängis veel on. Ja Tiit on siis, mängib mingit preestrit. Hürr nagu rääkis mulle ka natukene seda plotti, aga... Ja Hürr vist oli mingites varajastes Maiduki sketšides mingid kuradi suure kebaabiga ja siis mendikostüümis taga kedagi. Ja täitsa võimalik jah, et neil on jah mingi selline hobi või sellised tegevused, et kõik, kes on vastumeelsed muusikud, tegelikult tahaks pullivennad olla. Tegelikult tahaks pullivennad olla, jah. Ja siis mõtlesin, et raha peab kuidagi tegema, ma hakkan indie-mussi tegema Eestis. See on jah. See on see tsitaat, et indiga ära ei ela hea, kui indi üle elad. Või tegelikult see tuli vist nagu pungist, aga seda ütles see, kes on R2-s Kalli, Tallinn poika, niuke pungimees. Ma ei tea, vist on. No tema on sealt Ülase gängist ja need noored punkskeene on vist päris nagu populaarne praegu noorte seas. Mis need uue kooli punk nimed võivad olla? Võt ma ei teagi, sest ma ise ei ole nii kursis, aga ma vaatasin hiljuti sellest uuest pungiskeenest on päris lahe see Eesti lugude episood. Et siis ma vaatasin seda, et seal on nüüd bände on ikka väga palju ja ikkagi niuke tundub, et selline kokkuhoidev nagu skeene on jah. Ja siis ühesõnaga ma nägin mingit kultuurportaalis mingi intervjuu oli selle Kalliga, siis ta ütles, et pungiga ära ei ole hea, kui pungi üle elad. Ja siis ma rääkisin seda nalja nagu Eikile ja siis paar nädalat hiljem oli Eikil juba mingi laul väljas, kus ta aga oli vahetanud nagu indie vastu. Goddammit, sa ei tohi mitte sittagi rääkida. Ma olin kunagi Raadio 2 mingi saade ees, me lihtsalt lased mingit enda arust cool'i underground tantsumussi, mis leidnud oled kuskilt mingid demosid ja unreleased asju ja ainuke kriteerium oli see, et võimalikult vähe kuulamisi oleks sellel, et siis sa oled leidnud mingi pärli enda arust. Ehk siis kui kuskil on Spotify'l 100 000 kuulamist, siis ilmselgelt seda me ei lase, sest et see on juba nagu populaarne. Ja siis oli meil see, et täielik, meil oli üks DJ sõber, kes Indrek, kes kunagi oli mingi Migur. Ja siis, nad oli mingi Barmani People oli mingi DJ. Ja ma tean. Kas sa olid ka hetke seal hoovis kunagi tegus või siis nad tegelesid? Ei olnud, ma vist kolisin üldse võib-olla nagu hiljem, aga vaata, meie oleme kokku puutunud, sest me oleme ju olnud samal ametipostil kunagi. Me oleme Beatis töötanud, me oleme õigus. Muidugi, ja siis minu arust me esimest korda surusimegi kätt äkki seal, kummal see oli siis Pikk või Laia tänav? Kumb on kumb? See Vanalinna oma või? Vanalinna oma, jah. Kus... Oota, üks oli seal Rimi kõrval, see kõige esimene on ju Vanalinna oma. Kas ta siis läks veel kuskile vahepeal? Ei, ta oli Viru tänaval oli. Ja Virus aga enne seda oli see Nokku kõrval. See on siis Pikk. See oli Pikk. Minu arust seal me kohtusime. Mina läksin Madisele appi siis, kui veel Piit oli seal üleval. Ja seal ma tegin viimase vahetuse, tegin seal vist, siis ma enam ei sattunud. Ja siis me kuskil natuke hiljem vist kohtusime, siis sa ütlesid mulle... Täna mul oli see täiesti meelest läinud, sest et ma mõtlesin, meil oli ikka mingist protesti ajast, sest ma olen siin näinud igal pool, aga mul oli pannud nagu kokku, et kus täpselt see esimene oli. Aga see Beatipood tõesti mingid 2 nohkarit on Nestori sabas nagu, see on lahe, meile meeldib vinüül. Ma võin tasuta ka tulla. No eks ta oli jah, selline nagu palka said plaatides enamasti ja mingi vahe mängisin siis plaati, ma olin vist 2 aastat vist seal, aga see oli hästi väga õpetlik aeg, sest et no ma juba, kui ma sinna nagu läksin, siis ma mõtlesin, et ma olen nagu suht palju mussi kuulanud, aga siis ma sain nagu aru seal, et kui kitsas mul see amploa nagu on muusikakuulajana, et see õpetas nagu hilisemalt on olnud ülikasulik nagu produtsendina, et kuidagi oledki kodus siis võib-olla rohkem erinevate žanritega. Või siis kirjutad Madisele lihtsalt, et kuule, et
muidu oleks see vaja shoegaze'ist siia mingit inspi. Anna mulle. jah, kuidagi see vinüülide teema on, mul on päris stuudios seisavad, et ma kuidagi kodus, mul ei ole isegi kõlareid, et ma kodus ei kuula mitte midagi. See on nii siuke juba... No ma käin nagu tööl, mul on nagu täna ongi niimoodi, et ma stuudios käin nagu tööl. Sa oled selle ära eraldanud nagu teadlikult siis, jah? No ma lihtsalt ei jaksa, et ma ei taha nagu, et kui on nagu mingi salvestus stuudios, siis ma koju mussi kuulama ei lähe. Jah. Aga kui umbes satud mingis autosse ja siis paned mingisuguse Rock FM-i peale või siis on ka vaikus või kuulad seda uut mingit? Ei, mul ongi vist kuidagi, et siis kui ma liigun, et kui ma ei tea, kuskil autos olen või klappidega kuulan päris palju. Oota, mis me enne rääkisime? Mul terve aeg kripetlema, kui sa ütlesid, kus me enne kohtusime Beedis, Madisega. Beedis, siis oli mingi Hoov, Barmani, People. Just, nii. Ja, super, tänks. Tere, mul oleks vaja siukest tüüpi igasse episoodi. Siis mul endal ei tule üldse meelde. Igatahes Indrek Migur, ma mäletan lihtsalt, kuna me olime siis raadios, tegime raadiosaadet ja neil ei olnud raadiosaadet. Ei olnud raadiokäes Barmani show, on ju. Barmani show. Et neil ei olnud, tähendab. Aga see nimi oli meie oma oli Kaabel. Õigus, mäletan. Mihkel Masso ja Johannes Naan. Ja siis, kuna meil oli saade, on ju, aga samas Migur oli palju rohkem nagu hingega asja juures tegelikult. Me saime läbi mingi veidra juhtumise lihtsalt selle Raadio 2 saateni, siis kui Raulil oli täpselt mingisugune kavas paar auku ja siis nad sattusid lifti ja siis me olime ühe DJ-seti teinud vist iTunesiga ja siis Raul põhimõtteliselt pakkus saadet ja kõik nagu meie tuttavad DJ-d olid, sa said fucking kuidas sa said? Ma olen fucking kuulnud, mis mussi sa mängid, kuidas sa Raadio 2 said saat. See oli veel siis, kui see oli nagu, polnud veel seda suurt Raadio 2 draamat ja pikette olnud. Et siis see oli veel midagi. Okei, ma ei... Ja siis iga kord, kui Migur pani mingil Barmani peol või kuskil, kui ta DJ-tas mingi eriti hea hausiloo, siis ma läksin alati juurde ja küsisin, et mis see on. Ja siis Migur ütles, et ma ei ütle sulle ju, sa lased lihtsalt mängi raadios ette selle ja siis ütled, see on sinu leitud. Ja siis tagantjärgi see on nagu nii veider asi, ma ei tea, kas see on nagu õige asi, mille nimel nagu olla purist, sest ma ise olin ka veits, ma aitsin ka kinni nagu, et mina ju leidsin selle. Mul läks kuskil kunagi mingi hypem.com mingi kunagi demode ja mingi unreleased asjade koht. Siis ma olin mingis newsletteris, mingi Tailored Music, kus tuligi nagu kuu varem mingid demosid, ja siis sa said ajast ees olla mingi ja siis ongi see, et ma ei ütle sulle, mis see on. Aga see tegelikult on ju loll ju, nagu see artistina tahaks just, et inimesed kuulaks see, et mingi DJ gatekeepib su lugu, sest et see on ainult 2 vinüülil. See sõltub vist, et mis sorti musa sa teed või midagi. Et jah, ma pean ütlema, et ma nagu selles DJ teemas ei ole nagu enam mõnda aega, sest ma lihtsalt, ma ei käi see väljas eriti õhtuti. Et siis see oligi mingi 20. keskel äkki või nii, et siis me või umbes sellel ajal, et kui ma ise siis nagu plaadipoes töötasin ka, siis ma tegelesingi sellega kogu aeg ja isegi tegime mingid pidusid ja mängisime öösiti plaate ja aga see aeg sai kuidagi... Mis su peo nimi oli? Me tegime sellist asja Richard Pohjanheimo ja Susanna Raiendiga nagu Nothing But Net oli ja siis me olime kossutüübid ja siis oli see, et nagu swoosh või see ja meil olid mingid ikkagi päris lahedad nagu diskorid käisid külas siis sellest Rush Houri gängist üks Hollandist, üks tüüp, üks Rootsist. Tegid ikka päriselt. Et ta oli ikkagi nagu selline, et see mingisugune 8-9 sotti läheb nagu selle DJ peale ja siis mingi hotell ja selline kauplus Aasias tegime neid asju ja siis sai mängitud Robert Nikolajeviga tegime ja Siim Karraga tegime 25. detsembril, mis oli ülihea kuupäev. See töötas nagu ülihästi ja tegime mingit mõned aastad mingit pidu ja siis ma seal Ida raadios käisin aga mingi hetk hakkaski olema kuidagi niimoodi, et ma hakkasin stuudio nagu tööd tegema rohkem ja kuidagi vist
sellest nagu väljas käimisest viskas ka nagu veits koppa. Hakkasin ise nagu välja kasvama sellest, et siis kuidagi see elukorraldus nagu muutus ja siis nüüd ma aeg-ajalt olen käinud, ma ei tea, äkki korra kvartalis või niimoodi seal Idaraadios, kui on mingi lahe üritus lihtsalt nagu tantsimas või ja mulle on meeldinud ka käia tegelikult, on see Trammi ja Orava ja Sandri Place seal Telliskivis, mis on see Pamela. See on ülimõnus, seal on mingi, sinna mahub mingi 10-15 või Erki Nantov on vist seal tegelane ja siis Alari Orav ja Sander Mölder. See on üks speakeasy, et aga mis tavalikult lahti? Jah, ta on umbes nagu nii, et Instagramis nad teevad mingi story, et täna oleme nagu avatud ja ta on nagu plaadipood ka natukene vist nagu päevasel ajal. Aga see on niuke väga hea muss on seal ja niuke, seal on mingi 15 inimest, siis on juba suht nagu täis. Sander Mölder 0 kutset olen saanud, aga okei. Ja, aga neil ei olegi, nad ei saadagi mingit kutseid kuhugi. Instas peab jälgima. Davai, niidi, väga niidi. Ma mäletan siis, kui need kauplusaasias võtsid, siis mul tuligi meelde, et siis kui see hakkas tegutsema, siis ma olin juba aru saanud, et mina tegelen DJ-tamisega täiesti valel põhjust, et nagu mis need põhjused olid? Ei, lihtsalt nagu see, et nagu meeldibki mingi, kuulad mussi lihtsalt selle nurga alt, et umbes, et kuidas see mõjuks, kui saal oleks rahvast täis ja panna see peale. Mitte see, et kas see annab midagi või kas mulle päriselt pakub huvi see, vaid sa otsid nagu mingeid bängereid ja siis endal viskab see nagu üle ja siis lõpuks saad aru, et need bängerid, mis mulle meeldivad, need tavainimesed üldse ei meeldi. Kõigil on nagu see, et siin ma ei saa kaasa laulda ja see on see ja seda ei ole ja siis, aga kuule, kuidas Wobblel tuleb siit sisse, mitte et ma mingi žanri DJ oleks olnud, aga üldse ma olen sellest varem ka rääkinud, et mingites asjades mussis, ma ei tea, komöödias on veid see, et sul hästi reitsid peab vedama ka, et kui sa tahad nagu niimoodi lennata on ju kohe suht algusest, sellega vedama, et mis hetkel ühiskonnas on tuus. Et sa ei pea, et teine on see, et kui inimesed endal puudub maitse on ju, siis sa hakkad vaatama, mis tuus on, hakkad selle järgi tegema, siis on fail üldiselt. Nagu algusest peale fail, siis sa teed nagu mingid valemi asja, aga siis on mingid hetked, mis nagu kattuvad niimoodi, et hetkel, ma ei tea, kuskil ma rääkisin, äkki Liis Velskeri podcastis, nüüd kartuuni puhul oli see, et minu meelest nagu just see kuradi uue kooli DNB nagu popis, Eestis eriti, ja siis tüübid, kes on enne mingid rockivennad olnud, mingisugused heavy metali tüübid on ju, ja oskavad seda bassi kruttida mõnusalt, hakkasid järsku DNB-d tegema, kõik klappis samal ajal laiali on ju, ja lihtsalt on see ja ilgelt veab, kui sinu enda maitse kattub sellega, mis on ühiskonnas maitse. Aga mul on tunne, et meil oli, kui me raadiosaadet tegime, me olime veidi kas liiga nišikas, meile hästi ilgelt meeldis see kuradi indie dance oli sellel hetkel, hakkas mingi 2008, 2009, 2010. Sa mõtled need Prantsusmaal oli sellist hästi need Ed Banger oli Justice ja Klaxons ja sellised Sebastian ja see oli väga lahe ja siis mängisime seda, aga see Eestis nagu peaaegu suure, nagu seal oli mingid Hiiesalud ja Ligemad tegid mingid pidusi, mis kind of olid siuksed, aga need ei läinud nagu sinna nagu aga Martin ju tegi ka see disainer Movka. Just Facebook. Ja mina mäletan seda, et see oli, ma ei tea, siis ma olin mingi, kui see värk nagu poppis, siis mina olin mingisugune 16 ja ma elasin Tartus ja minu arust nemad olid tudengid siis ja tegid seda neljapäev with Lasers pidu ja see oli nagu täitsa minu jaoks oli see nagu niimoodi, et seal Tartus oli üks niuke lege, või siiamaani on niuke lege turvamees nagu Janek, kes oli siis igal pool, oli uksel, niuke nagu suur armas inimene. Ja just ma nägin võib-olla, olin külas Tartus, sõitsin rattaga möödadest siiamaani nagu teretama, et mäletame teineteist. Ta oli nagu igal pool uksel ja ta teadis, et mina ja mu sõber, et me oleme nagu alaealised, aga siis ta kuidagi nagu, et vastavalt tujule, et võib-olla ka vastavalt selle, et mis nagu sees toimus, et siis lubas meid sisse ja siis see niuke pidu oli nagu neljapäev with Lasers, siis see toimus minu arust seal Kene Vernikul oli oma mingi koht, see nälg või ühesõnaga. Ja need olid nagu jõhkrad peod või see oli nagu neljapäeviti täiesti puu püsti täis oli see koht ja siis me olime seal niukesed nagu lapsed vaatavad nagu
see oli, kes see gängi, Tajo Oja, ma mäletan. Oligi Tajo Oja ja siis Martin Veis. Ja äkki oli kolmas veel, me olid kahekesi. Igatahes me vist kaabli saatega käisime ka ühe korra seal Tartust, seal oli mingi teine maailm või mingi uus maailm. Jah, vist oli teine maailm, jah. Mingi siuke, siis seal oli ka nagu, mäletad ka, et Rein Pakk tegi seda kohta minu arust küll. Nice. Las noored tulevad, teevad. Aga jah, see oli siuke, kus sai seda samat kuradi Justice'i kärisevat kuradi Distortion tantsu panna, kus on sama diskobeat igal lool nagu ja siis lihtsalt, ma oskan miksida, kõik lood on 120 p. See oli jah, nagu selles suhtes, et see kuidagi see žanr või kuidagi oli mulle ka kuidagi läks korda või kuidagi, et siis ma oli, et kuidagi jah, et sellel ajal ma umbes hakkasingi nagu väljas käima ja niimoodi ja siis parasjagu see teema oligi kuum ja siis ma hakkasin nagu uurima ja siis see bänd nagu Justice oli ka nii suur, see oli nagu täitsa naljakas, neist on mingi naljakas nagu selline, ma ütleks, et see on võib-olla mingi mockumentary, mingi film ka, et kus nad nagu Across the Universe. Just. Mingi tuuri või film selline. Ja umbes kusevad mingi Los Angeles basseini. Jah, mingi selline teema, jah. Aga no, selles suhtes see plaat, ongi väga head muusikud, siiamaani nad annavad mussi välja, ma olen neid uusi asju ka kuulanud, et nagu hea teema. Ja, see kuidagi jah, kõik see, põhimõtteliselt see kuulajale on ühesõnaga Ed Banger label oli kunagi, mille alustas. Me oleme nii sügaval, et keegi ei saa aru, millest me räägime, nagu täitsa ära unustanud ennast. Pedro, kes oli, mul ei tule nüüd meelde, igatahes Daft Punki pikaaegne manager alustas seda labelit ja siis tema teadis kõik inimesi alates mingid, vist umbes, et Bang Alterid ja Bob Sinclairid olid kunagi nooremana nagu koos mänginud, enne kui Bob Sinclair hakkas mingid vilistamispoppi tegema, vaata. Ja siis sealt, et see tüüp... Bob Sinclair teeb mingid eriti haigeid riile praegu või mingid täitsa imelik. Persiot, kas see on see sirgete juustega mingid seksinaljad ja niuke hästi nagu... Nagu seal tundub ka, et mingi niuke mänekas on nagu, et okei, et sa oled nagu mingi 50-aastane duud, et nüüd on vaja hakata sisu tootma nagu noortele ja siis on niuke Bob Sinclair. Oli see tema ju? Vist oli ju. See Vilelaul vist oli, jah. Ja siis tema puhul on hea näha. Kas temal oli see World Hold On see? Et see on näha, et mingid suured inimesed on talle öelnud, et samasugust, aga teistsugust tahaks. Ja nüüd 50 korda oleks vaja nagu. Ja rahvas on vahel, sellises olukorras mul on küll see, et nagu me ei saa süüdistada isegi enam artisti. Me peame süüdistama rahvast, sest et rahvas eats it up, see annab numbreid näevad otsustajad ja inimesed, kellele on inimesed oma hinge müünud ja siis on see, teeme juurde. Aga see ongi, vaata, mina ei mäleta, see on hea laul nagu selles suhtes, et see on niimoodi, et praegu sa hakkasid korra ümisema, siis mul tuli kohe nagu, World, hold on. Mõina, catchy tune. Ma oleks peaaegu tulnud siia täna ilma bokseriteta. Siis ma käisin padelis. Tähendab nagu, et kas sa... ma ei tea isegi, miks ma räägin sellest. No tundub, et läheb kuhugi huvitavasse kohta hakkab minema. Räägime. Kas sa oled... Komando on see, et kui sa ei kanna ilma lihtsalt puhta püksi peale ja ilma aluspesuta paned. Ei ole juhtunud seda. Mul on ka nagu... Täna oli see, et läksin padelisse, mul oli juba aju jumala koos. Käisin enne padelit, siin läbi panin kõik valmis, sest ma keeldun võtma assistenti. Siis läksin padelisse, võtsin kõik asjad kaasa, retikud, värgid. Ma tavaliselt käin kodus pesus, aga mõtlesin, ma käin seal padeli kohas pesus, siis tulen otse siia. Ja isegi kui ma 5 korda üle käisin kõik asjad, mis vaja oli, siis ma bokserid unustasin. Ja siis oli peast läbi, et kas ma lähen komando äkki David ei tulnud. Ma läksin koju ikkagi, meil lõppes padel veidi varem, ma jõudsin kodus duši all käia, panin püksid, bokserid, aga see tundub, ma ei tea, mu vend ütles, tema on väga pikalt mingi periood komandot on nagu full. Ursula ajal, ma arvan. Läheb nagu selle Ursula brändiga kuidagi kokku, ma arvan küll. Mul on üks hea lugu sellega, et kunagi ma töötasin... Kui ma ülikoolis käisin, siis ma töötasin, mu sõbrad tegid sellist lokaali nagu Naiv. Ja siis seal üks duud nagu
käis suvel niimoodi, üks omanikest käis, tal olid need niisugused valged linased püksid, mis on läbipaistvad. jah. Pikad, hästi hingavad. Ja sellised mõnu, väga mugav. Ja ta pani kogu aeg nagu, et tal midagi seal all nagu ei olnud. Aga nüüd vaata, see on selline materjal, et sa seal nagu näed, mis seal toimub nagu jah, päris hästi. Et aga ta kuidagi, ma ei tea, nagu, et see oli kummaline. Aga ta oli kuidagi ise väga enesekindel seal juures või rahul selle olukorraga. Aga see on, mind see siiamaani kummitab, vaata. Ja, see näed vahepeal nagu, siis see on nagu, näed mul on siiamaani meeles see. Nagu need ühe inimese telgid, vaata, ja siis lükkad sinna väikse metsiku kähriku sisse, siis sama efekt nagu käib väljas käib. Põhimõtteliselt liikus seal ringi siis, jah. Tuli niikuinii Naivi pidudel tantsima ka, on ju. Ta on omanik ja... Jah, see oli niuke aeg, et mina vist nagu töötasin seal äkki ühe suve ja siis ma ise nagu kind of nagu vallandasin ennast seal, et sest ma olin väga halb nagu töötaja seal. Aga kuidagi juhtus niimoodi, et meil oli kollektiivis vist nagu mingi 5 kutti ja ma ei tea, see on nagu solidaarsus, aga kuidagi juhtus nagu nii, et kõik tüübid siis parasjagu olid lahku läinud oma pruutidest. Siis seal oli selline päris, nagu niuke meeleolukas suvi. Naistel päevad süngis, jah. Et oli, et jah, niuke... Ma proovisin. Ma lihtsalt sõitsin edasi. Ma tegin nagu selle... Siuke väike nood. Aga jah. Ja siis olid korraga, aga läks siis nagu... Ei, seal ei olnudki midagi, lihtsalt siis pandi nagu pidu kuidagi rohkem ja ongi mingid, oled nagu 20. alguses, et siis sa ei oska nagu selle, ma ei tea, võib-olla siis selle südamevaluga midagi nagu tarka teha ka või kuidagi nagu sellega tervislikult nagu tegeleda, et siis oli, aga seal väga palju pulli sai ka selles suhtes. Aga minu meelest see ei lähegi ära ja minu meelest, kui see on ikkagi suht blessing, et isegi kui ma mingin, ma ei tea, 40-ndates järsku peaks suhe lendama laiali, et siis üldiselt ma olen kõrvalt näinud, et mehed leiavad väga kiirelt sarnast elu elavad inimesed üles kohe. Et sa ikkagi, et sa tõenäoliselt essa nädal võib-olla oled mingi, põhimõtteliselt põrandakalts ja käid mööda oma kodu nuttes ringi nagu ja põrandad läigivad, sest sa oled aga mingi hetk sul on see, et lähen vaatan välja, siis on see, et tegelikult ju klubikultuur väga vanust ei näe just, kui sa pole just nagu silm nähtavalt 70 üldiselt, siis on see, et sa võid 50, 60 see oleks just eriti lahe, et kui lähed kuhugi klubi ja nagu 70-aastaselt, ma arvan, et oleks väga cool. Kes see on? Mul ei tule meelde üks mingi, Eestis on üks mingi graafik või kunstnik, kes on jumala heas vormis, veidi siuke väiksemat sorti ja ma tean, jah, Jon rääkis mulle, et ta pidas oma sünnipäeva millalgi Balta chillis ja siis ma arvan, et me räägime samast inimesest. Ka pikemate juustega meesterahvas halli peaga on ju. Kohati mulle, võib-olla leian üles selle, tegelikult see oleks hea kultuuriline info isegi, ma vaatan, mille järgi fitness.ee ma olen lihtsalt kuskil näinud fitness.ee panid et sealt hakkad nüüd nagu reha tegema, et see graafiku kunstnik üles leida, et ma arvan, et siin täna läheb niuke 6-tunnine saade tuleb ilmselt. Vaatame kohe ma vaatan, kas see on lihtsalt, mul tuli üks gym, kus mina käin. On siuke gym, kus seintel on ka kunsti ja seal seinal on ka selle sama kunstniku töö ja see tüüp käib seal ka trennis ja et seal oli just mingi kunagi oli postitus, et vist ei näe, see oli stories vist, et tema mingi video oli, kuidas see tüüp on, see ongi 70 ja põhimõtteliselt pumpab ja siis ma vaatasin, et mine persse, see on see sama tüüp, keda ma olen näinud kuskil nagu, et kõik on niimoodi, et oh my god, kui tuus, vaata, tüüp tuleb suvel kohal maikaga nagu full musklis, mingisugune naturaalselt päevitunud Eesti päiksega ennast ära, puusad lahti nagu. Me mõtleme sama inimese peale, jah. Kommenteerige alla, ma olen näinud, et peab mingit engagementi looma, vaata, et kommenteerige alla, mis te arvate, kellega tegu. Hallide patsis juustega tüüp
tantsib väga hästi, minu meelest on graafikkunstnik või midagi teeb kujutava kunsti vallas. Siis ja vastanute vahel loosime siis Puffi krediiti või midagi. Puffi mingisugune hunnik, pane hullu lihtsalt nagu saad. ja ma olen suht kindel, et see tüüp on komandos nagu. See tüüp on ilma bokseriteta. Või siis väga heade speedodega anda. Speedo, võt jah. Speedo on jah, see on see kajakad. Kutsutakse ka vist. Speedod jah. Korraks Mussi juttu ka, et kas sul on 3. album see nüüd, mis nüüd on ilmunud just ja 3. album jah. Kiirelt mul on Uuel tänaval albumi nimi, mulle näitab Spotify. Pilt on ilus, ma vaatan garaaži ukse ees. See on meie siis stuudio sisehoovi värav, autovärav. Kõlab nagu, et kiirelt tuli mingi pilti vaja. Ei no Uuel tänaval, meil on stuudio Uuel tänaval, siis kõik on, see on kontseptuaalne mees. Davai. Näed, oleks ma mingit eeltööd teinud, kuulan mingit teist podcasti, artikli. Ma mõtlengi, et mis värk on nagu, et rääkisid siin nagu uhkelt, et kuidas hommikul tulid, hakkasid siin püsti panema. Ma ei tea, sulle nagu nii on kõik kogu aeg püsti, pidid lihtsalt nagu lülitid vajutama, ma arvan nagu. Ja kaardid panema. Jõhkralt nagu. Ja nüüd tegelikult reaalsus on see, et räägime siin nagu komandost ja speedodest ja mitte midagi. Ja ma ei saa isegi su Mussi taustale panna, sest siis su enda label flagib ära selle video. Ma ükskord tegin, kellega see oli Kristel käis selle Viinalassiga siin, neil tuli mingi ühise EP välja. Siis mõtlesin, panen lõppu nende laulu ja nagu lihtsalt Spotify'st on episood kadunud, sest et nad saatsid mingi flagi, 3 päeva oli aega reageerida, ma ilmselgelt ei näinud seda kohe, siis võeti maha, siis oli veel 7 päeva aega reageerida ja see on nende enda fucking label ja nad on nagu ise külas, aga ja siis proovid aru saada, ma ütlen mingi Philile, ütlen Matisele, kes seal mingid asjatavad, keegi varsti kuskil tegeleb, keegi lõpuks ei tegelenud, lõpuks on vist üks osa kadunud, nii et kui sa seda osa võtsid, vaata kahjuks siis YouTube'ist nagu. Jaa, no see on see, need, kes tegelevad selle online distributsiooniga, et seal käib automaatselt see vist kuidagi, et proovivad siis neid artiste kaitsta nii-öelda. Jah. Kuule, mis see, ma olen ise vähe teatris käinud, aga saad sa mulle teha väikse ülevaate oma teatri heliloomingust või? Jaa, ma olen töötanud siis Linnateatris ühe lavastuse juures, see oli mu esimene töö, Preili Julie oli see 2018 vist. Siis ma olen sama lavastajaga teinud Endlas 2 lavastust. Issanda loomaaed ja 25 kraadi ja päike. Oota, kes see lavastaja on? Laura Jaanhold. Siis ma olen kinoteatris teinud päris mitu asja, kuna seal Linnateatris ma sain tuttavaks Paavo Piigiga, kes oli dramaturg siis seal. Ja kinoteatris ma olen teinud vihanemees.com, mis oli selline monolavastus, kus Ivo Uukivi mängis vihast meest. Siis oli üks niisugune komöödia, mida see oli lühikest aega mängukavas. Seda mängiti seal Sakala, kus Tiksu vaata kontor oli ja Sandri stuudio ja see Sakala. Jaa, just see, mis nüüd maha võetakse. Või ei, seda ei võeta maha. Võetakse vist maha, sealt kõik aeti välja, siis seal on selline huvitav ringauditoorium. Amfikas äkki. Amfikas, jah. Et seal, aga ma praegu jään vastuse võlgu. Aga kuidas sellega üldse, see tundub veits nagu siuke, kas sa ise ei tunne, et kõik need teatriasjad võiks ka välja lasta või nüüd ma jälle näitan, et ma ei tea sittagi, et tegelikult need on välja lastud? Ei ole. Et nagu need, kui see ei ole mingi Eesti matuse etendus, mis käib forever on ju, et siis nagu veits on see, et nagu nii palju vaeva, et kas ma võin ise või see on nüüd teatri oma, kas ma võin Mussi lasta välja? Sõltub vist lepingust, et teatril on vist mingi litsents mingiks ajaks. Tegelikult on nii, et ilmselt kui sa küsid, et siis on fine. Ma olen mõelnud, et kunagi võiks teha küll mingi sellise kogumiku, ma ei tea, vinüülil välja anda või niimoodi, et kuidagi dokumenteerida. Aga ma tahaks selle jaoks nagu veel teha töid, et praegu on veel natuke nagu vara, ma arvan. Ei panegi siis esimesed tööd. Esimesed tööd, jah. Olge
mis need, olge helged. Olge hellad minu. Hellad, jah. Ei, seal on väga lahedaid asju, aga teatrimuusika on ikkagi, ta on nagu, seal on palju nagu sellist asja, või sellist muusikat, mis kuidagi, ma ei tea, kas see nagu töötab ilma selle lavastuseta, et on ikkagi ju millegi teenistuses, vaata. Et teatris, ma ei tee seal sinna nagu laule või nagu selliseid väga sidusaid kompositsioone tihti või et see sõltub jah, et mingid palad on seal väga lahedad, näiteks ma käisin umbes sama küsimusele, me käisin hiljuti seal Eija Uusi juures seal Rahvaraamatu podcastis ja siis ma oli ka, küsis teatritööde kohta, siis ma ütlesin, et ma tegin, et mu esimene töö oli see Prelude blablabla ja siis ta ütles, et tead, et mul on nagu meeles, et see on nüüd 26 on, et see on 8 aastat nagu vana asi on ju, et kui ta teatris käis, et siis talle seal see lavastus algaski siis ühe nagu valisistseeniga, see oli ja siis seal oli originaalmuusika ja siis ta ütles, et issand, et mulle jäi nii hea mälestus nagu sellest ja mul on ka kirjutatud nagu, et kas seda lugu saaks kuskilt kuulata nii, et mingid asjad on kuidagi jah, nagu eks point oli see, et see lavastus ise oli haigelt paska, aga muss oli hea. Ma eeldan, et ei aus seda mõtleski. Lavastus oli ka päris hea. Aga seal stseenis see muusika oli ka väga hea. Aga see on hea, see jah, paralleel. Seal pääses mõjule lihtsalt sellepärast, et see oli siis et niisugune tantsustseen, et seal ei olnud teksti, et siis teatris on, siis nagu pääses muusika mõjule. Aga üldiselt jah, et kui on nagu ikka mingisugune väga hea, ma ei tea, filmis või teatris väga hea soundtrack, siis sa kuidagi nagu ja kui on film ise on nagu hea, et siis sa kuidagi ei pane kohe nagu nii hästi tähele või kuidagi, et näiteks mulle meeldib hullult see sari Chernobyl, mingi HBO sari, siis seal on väga hea muusika või siis muusikaline, jah, võib ka helikujundus selle kohta öelda, sest seal on väga suures osas on see nagu dosiomeeter, mis mõõdab seda kiiritust. Erinevates rütmides käib ja see loob nagu sellise pinge seal sarjas mingites kindlates stseenides ja see on nagu nii mõjus lihtsalt. Nagu helilooja on teinud selle mussi, et seda muusikat on seal nagu vähe, et seal ei ole mingit, et mingi Radiohead ei hakka laulma vaata mingis nagu kurvas kohas, aga lihtsalt, et kui nutikalt nagu tehtud. Ma mõtlesin, kui sa selle mainisid, see on viimane sari, kus ma mingit mussi üldse mäletad nagu. Aga see ma pean uuesti vaatama. Sest see, kus see hakkas veidi nagu isegi vastu võib-olla, aga oli see Uncut Gems. Ma ei tea, kas sa seda vaatasid, Sandleri see... Kevin Garnett mängib seal, ma tean. Ma olen kossumees, et siis tead, kas Kevin Garnett on... Just, see, kes oli see... Adam Sandler mängis mingit nagu, mingit hustlerit. Aga seal oli nii, et vist terve film lihtsalt pildib nagu kõik läheb nagu, ja nagu kordagi pole vaikust ka nagu, või siis mul on see, või siis jäi siuke efekt, aga sul on nagu siuke, Kristel ei suutnud nagu järjest vaadata seda filmi, sest see on nagu nii ärev ja nii vastik ja nagu niimoodi, nagu, et anna korraks pausi mulle, nagu kunagi oli mingid Gaspar Noé filmid, mis olid veits sarnased, nagu sa lihtsalt oled nagu türa lase lahti mind korraks nagu. Ja, tal oli vist mingisugune see, mingi peofilm on ju, ma ei mäleta, kas see oli mingi Kliimaks või Ekstaas või mingi... Midagi siukest, kus lõpuks... Kellel mingi joogi sisse pandi. Mingit värkis. Ma käisin ka kinos vaatamas seda, mul hullult tajas närvi mind. Ja mingi epilepsia hoiatusi, mingi 70 tükki alguses. Et ta oli ilmselt jah, nagu selline, nagu stiilne, aga et jah, mind ajas kuidagi nagu kettasse see veits. Miks mu käed higised on nagu... Aga see, mis sa ütlesid, et muss on nagu teatris võib-olla siis toetab nagu seda tükki. Et võib-olla kui tükk ära võtta, kas ta on jah, sest tihti on see, et sa tunned nagu siukse phoned in soundtracki ära, kui on nagu see, et see sama, ma ei tea, puusalt ütlen mingi näite, mingi low Yamaha sound ja siis nagu paar pikad noodid ja siis ma mõtlesin, et ma teeksin mingi siukse nagu, selles mõttes, et see lahendab, see toetab seda, et siin on vaja midagi siukest nagu see, mis mingites sarjades on või Forgetting Sarah Marshall oli film, kus Jason Segel mängis vist seriaali heliloojad, mis on nagu välja surnud asi nüüdseks on ju, aga siis seal on näha, kuidas ta nagu
noh, sünt käes, vaatad nagu pilti ja siis pead millegi pärast sünkroon mängima, mis vist juba siis ei olnud tegelikult teema, mida tehakse. Kuigi nagu aja kokkuhoiu mõttes võib-olla see on nii rüüke asi, et sest kui sa ütled heliloojale, et mul on vaja siia 45 mintsasesse episoodi muusikat, siis ta ütleb, et fuck, noh, tegelikult mul oleks 3 nädalat vaja või kuu aega. Ja see on see, et 45 mintsa on seal. Et jah, mul nagu, ma ei ole kunagi filmimussi teinud, et ma ühe projekti nagu tegin küll, aga see kuidagi ei tulnud nagu välja. Aga ma kindlasti tulevikus tahaks filmimuusikat ka nagu katsetada, et ma olen Erki näiteks Erki Pärna teeb väga palju filmimuusikat praegu, siis on rääkinud sellest mulle, et see tundub nagu väga huvitav nagu ka. Jah, aga see filmimuss, ma olen pannud tähele, et kui ma veidi vaatan, et minul nagu tekiks heliloojana see kompleks, et mis hetkest ma nagu teen mingit lahedat asja ja mis hetkest ma teen nagu seda, mis on justkui õige ja serveerib seda, mis vaja on. Et see on see fine tuning, see mussis vist ka on ju, et sul on vahepeal mingisugune häkk tunne nagu, et sa umbes et leidsid mingi kogemata mingi tuusa sündi mingi errori või midagi. Siis mõtled, nüüd paned kohe selle sisse või, sest et seal on nüüd vaja kasutada või mis see päris asi on, miks sa seda, sul ei olnud ju mõttes seda kasutada, kas sa nüüd paned õnnetuse laulu ja siis lahe. Et mul oleks vist elu kogu aeg need dilemmad, et kas see nüüd tuleb õigest kohast see signaal või ma lihtsalt kasutan ära mingit olukorda. Tundub jah päris segaseks. Tundub, et sulle meeldib mõelda päris palju. Ma suhestun sellega, ma saan aru, aga ma olen kuidagi vist proovinud ennast treenida kogu aeg, et kuidagi et aga ma mõistan jah, nagu, et aga see ongi nagu päeva lõpuks on see ju kui sa tegeled nagu mingisuguse loomingulise asjaga, et see on nagu teatris ka, et päris huvitav on nagu mõelda, et lähed nagu proovi ja siis on nagu täiskasvanud inimesed tulevad nagu mingisse pikapäevarühma või see on nagu selline, tegelikult nagu mängitakse, vaata, see on nagu mäng. Stuudios samamoodi, et sa lähed nagu kuidagi midagi nagu mängima, tegelikult, et kui mussi teed on ju, ja siis kõik need igasugused mingid õnnetused või et ega sa ei saagi ette nagu mõelda, et ma võin ju mõelda küll, et hommikul ärkan, et et ma lähen täna stutsi, ma teen mingisuguse sellise nagu loo nüüd vaata, aga siis sa nagu tihti ei tee nagu, et sa ei tea nagu seal ei ole nagu nii suurt nagu ettemääratust, loomulikult sa saad nagu mingi kontroll sul nagu on, aga jah, et kuidagi sellist juhuslikkust on ikkagi päris palju ja see on nagu väga lahe ka. Jah, kui õigesti nagu ära kasut-, ma mu vennaga vaielnud sellest hästi pikalt, nagu ilmselgelt täis peaga ongi see, et ma olen nagu veits selles mõttes kuidagi nagu mingis formaadis kinni, nagu et mulle nagu tundubki see vahel vale, et kui sul on, et sul ei ole suunda ette mõeldud, sul ei ole meloodiat peas, sul ei ole sõnu ja sa paned lihtsalt sündi sisse ja hakkad vaatama, mis arpeggio siis sulle pakub ja siis tehnika dikteerib selle, mis sul tuleb. Nagu. See on tehnos on seda rohkem ja mingis elektroonikas on ju. Aga vahel on ka see, et nagu sa hakkad tegema lihtsalt ja siis mul on justkui see, et aga see alge võiks ju tulla sinult, kuigi see on ka täiesti mõttetu vaidlus selles mõttes, et tegelikult pole vahet, kust see tuleb. See ongi see, et sa lased tehnikat dikteerida ja pärast tuleb sealt jumala hea asi, kui sa teeks bändi, siis bassimees käib käigu, see ei pea ka sinult olema, et sa oled bändi liider, et nagu, et mängi vaid et see tüüp annab, see ongi ühislooming. Aga tavalist ongi niimoodi, 8 ikka nagu. ja siis refis teed, Vot minu mõte, 100% mulle kõik raha. Aga sest mul jah, ühesõnaga see, mille üle me pikalt vaidleme vennaga, teine on see ka see, et mul on vahel on see, et kui inimene teeb nagu hästi lihtsat, võib öelda isegi primitiivset house'i põksu näiteks. Ja ma tean for a fact, et tal puudub igasugune arusaam muusikast. Siis mul on see, et mul mingi osa must tahaks öelda, et aga see ei ole ju aus. Et mulle meeldib nagu maalikunstis sama, et mulle meeldiks, Picasso oskab fotorealistlikult ka maalida, aga ta otsustas hakata tegema nii, on ju. Ja siis mul veidi on nagu see, et mul on üks sõber on, kes on teinud täistiiru ära, et on teinud popi, ta on teinud nii-öelda keerulist mussi, tal on ma mõtlen, kui mu point on meid siuke, ma ütlen meil pohhui Muudu, Martin Kuut, et ta on ju teinud igast poppe, ta on rocki teinud, ta on jumala hea muusik, haigelt hea produ,
aga nüüd ta teeb nagu mingis mõttes hausipõksu, on ju, ja siis mul on nagu see, et see on õige, et nii võib. Nagu justkui see oli see, mis ma tahaks seletada tihti, et sa pead nagu, et sul on kõik toolid maailmas olemas. Sa võid ükskõik mida teha, aga sa valid selle hausipõksu, mida võib-olla tavaline tüüp, kes võttis Fruity Loopsi lahti, saaks ka tegelikult teha. Muidu, sorry, sul on seal väga palju layereid sees, see ei ole kindlasti tavaline Fruity Loopsi põks, aga... No see on, sul on, kui sul endal on nagu selline kuulajana nagu ettevalmistus, nagu vaat meil mõlemal on, et mina olen ka mingi aeg väga palju house-muusikat kuulanud, et siis kui ma näiteks muudu mussi kuulan, no ma saan aru nagu sellest sügavusest vaata, et ma oskan seda nagu hinnata. Aga see ongi kuidagi, et kui sa austad nagu seda žanri võib-olla, et siis saad nagu paremini nagu aru, et aga see muusika peab mõjuma lihtsalt nii, et ta on nagu väga mingi jutumärkides lihtne on ju, aga tegelikult nagu tegelikult, et seal on mingid selles mõttes, et kindel mingi struktuur ja loogika, et mis on taktimõõt ja mis on tempod umbes ja et kikk käib ühtemoodi üldiselt on ju, aga et jah, et leia sealt siis see kombinatsioon, mis on nagu efektiivne on ju, et jah. Ja veits räägin endale kaastusemist, siis ma ei oleks, ma olen ka paar lugu välja lasknud, aga siis ma ei oleks tohtinud neid ka teha, sest nagu kas ma ei oska need see värk, mis te Tigraniga tegite, need olid sinu biidid seal või? 2 lugu vist olid minu omad või 3. Aga räägi veits sellest, see oli mingi jõhker, see läks vist väga suureks kuidagi. Te andsite laive ka ja nii? Ja me tegime ikka paar aastat, milkisime seda. Aga see põhihitt oligi see Pärnumaa rannas? Ja. Selle põhimõtteliselt oli see, et ta võttis mingi biidi alla ja freestylis. Ja siis oli see, et me põhimõtteliselt pidin ehitama lihtsalt sama tempoga, sama helistikus biidi. Ma nagu, mulle meeldiks mõelda, et ma ei ole mingit käike sealt nagu ei rippin maha. Ma fucking loodan vähemalt, et mitte. Aga see oli nagu esimene lugu, mis te tegite koos? Või? Meil üks oli, siis ongi 3. Ühe olime teinud loo, kus ma võtsin, ma vist Tigrani episoodis vist tegin breakdowni ka, et nagu mingid podcastid, vaata näitult, kus beat oli. Et ma montisin mingit Vallo Toomla filmi Võõrad või mingi, kus kes seal mängis? Võigemast. Ühesõnaga, mingi Vallo Toomla film ja seal oli treilerit montisin, sorry. Ja sealt ma üks ukse ja sulgumise heli oli jumal põnev, nagu mingi uuel majal mingi käis nagu klak. Ja siis paned seal kuradi eibelt samamoodi jälle, räägin endale vastu praegu, paned sinna kogemata, paned mingisuguseid, mis iganes resonaatoreid peale ja siis tekkis nagu haigelt tuus asi, paned mingi kiki juurde. See oli mingi esimene lugu. Ja siis Pärnumaa randa oli mingi riff, nagu siuke tiksi mingi impro kuskil selles Paometsa stuudios, seal Kalamajas. Ja siis see nagu see videona läks Facebookis nii käima, et siis Tiks ütles, et me peame looks tegema selle ja siis ma paari päevaga tegin kiiret biidi ja siis Bert miksis ära, et kõlaks okeilt. Aga meil oli vist... Saatsite kohe Perdi juurde miksi? Ei, 3 sõtti pahinu. Aga seal oli see, et seal olid aga meil oli vist minut 15 seda lugu ja siis me lihtsalt tubeldasin põhimõtteliselt sama asja, lisasin mingi lisakäigu juurde, aga Tiks mingit retake ei teinud ega midagi, kõik kui sa kuulad, see on identne lihtsalt 2 korda sama asi ja lihtsalt sealt saime paar aastat seal selle peal lustida ja üle Eesti käia ja tülli minna kogu aeg autodest täis peaga, sest et nagu et siuksed kreisi keegi autos käina ka, ma loodan. Ja ikka, meil mingid juhid olid, aga nagu see, et nagu see oli siuke unstable periood. Võib-olla endal ka rohkem sellel teisel poolel, et igast lolle tülisid ja mingi siukseid täiesti tühja koha pealt draamasid ja siis mingi hetk ma sain aru, et nagu mul on nii ebamugav. Kuulsus tuli mängu ja kohe kõik läks pekki. Kuulsus ja raha ja kõik kohe perses. Mõtled, millest nad VH1-s räägivad, need before they were, mis iganes. Aga mingi hetk sain aru, et mul on nii ebamugav olla laval nagu. Võib-olla oligi see gäng oli vale veits nagu. Sa oled ju, sa teed palju ja siis panid gaasi juurde veel, hakkasid nagu rohkem. See minu arust see stand-upi teema, ma ei tea hirmsamat vormi, ma ei kujuta ette. Nagu pilli mängid, siis on nagu sa mängid pilli, on ju. Aga kuidagi see, et sa lähed nagu rääkima mingit
lugusid lavale ja siis sul on vaja mingit kindlat moodi reaktsiooni nagu tekitada, et tundub päris raju. See on veits teine maailm, sest et ma tean, et lihtsalt see, mis mind selle Tigrani ja Kapatu laivide juures häirima hakkas, oli see, et sa pead seal seda fake hype'imist, hype man'i tegema. Vaat selle, et stand-up'is ma saan olla apaat, introvert, mina nagu, et selles mõttes ma saan mina ise olla seal, veits on tunda, et eestlane tahab näha ikkagi mitte ennast laval, ehk et veidi pead ikkagi olema rohkem kui tavaeestlane, et sa ei saa päris pobiseda, et nagu siis ongi see, et võib-olla ei koti inimesi nii väga need hästi kirjutatud naljad, kui sul delivery on siuke apaatne, on ju. Aga jah, selle räpi puhul oli see, et mina oleks pidanud olema seal see DJ, on ju, siis liitus Phil Good meiega üldse, tema oli DJ, siis oli veel hullem, ma pidin koos Dixiga seal ees olema mingisugune lõppe dubleerima või mis see sõna on ju. Nagu ad-liibe tegema ja siis oled nagu, ma ei oska sittagi teha, mul ei ole räpi kõnnakut, swagi. Kogu aeg paned selle fucking mullet paruka pähe endale ja siis mõtled, mida ma teen, speed prillid ette ja siis lähed jälle et nagu suht kiirelt ja eks me mõni võib öelda, et me selle show business, aga me veits momentumi keerasin perse ka, sest et mul ei polnud siis üldse aega nagu teha uusi tracke. Teks läks põhimõtteliselt, käis mõnda aega peale ja siis ikkagi läks vist 372 Kaspar hakkas talle tegema biite, jumala head nagu asjad, on ju, ja siis saadki aru, et nagu tegelikult vaikselt saan aru, et mind pole vaja, on ju, aga siis Tix ei tahtnud üksi ka vist teha või ta arvas, et ma olen solvunud või ühesõnaga hästi palju leiereid, et tegelikult oleks võinud ammu nagu minna kaaspõhja üksi hakata full räppariks, aga ta ikkagi pigem tahtis mingit komedi-räppi kahekesi teha, mis oli mulle nagu see, et mul ei ole aega mis sa tegid siis sama? Ma lihtsalt tegin tööd vist, monteerisin ja mul reaalselt mul oli see, sa oledki monteerijaks õppinud ja et ma sellel ajal tegin seda rohkem, praegu nagu nii palju ei pea, aga oota, Mattias, mul hakkab pilt tasku me ei pea seda pausi tegema, ma tulen kohe tagasi. Sa võid edasi rääkida, ma kuulen sind. Tai. Ei, ma mõtlen seda, et kujundus on väga ilus, aga kindlasti seda saab ju mingi teise kujundusega koostada poest või? Seda toodet. Et nagu teise brändi, seda omat asja. Tead, ma võibolla... See ei ole see teema nagu oli, et kunagi vaata oli mingi ala, mingi enne Rimisid oli vaata see säästumarket, siis oli mingi säästupilsner, mis tegelikult oli lihtsalt nagu mingisugune alekokki pilsner. Selle puhul õnneks on see, et selleks, et seda purki saada, pidi see koht, kes seda purki paneb, saama uue litsentsi üldse, et saaks seda panna purki. Ehk et nad võib-olla nüüd on hakanud ka teistele tootma, aga nii-öelda seda, et me päris sellist HG-süsteemi pole teinud, vaata HG-vesi on, vaata see, et lähed mingisse saatesse, see on kinoteatri mullivesi, nagu see on HG-vesi tegelikult. Just. Meil tuleb nagu ühest kohast. Aga jah, see räpi asi sai läbi õnneks ja kuidagi, ühesõnaga, seal oleks saanud kasutada ära seda, kui oleks võib-olla tiim parem olnud ümber. Et nagu vahel on näha seda, et näiteks Pulgal oli Markus Pulk hea sõber, ma ei ütle Nublu, Markus Pulk on chill. Et temal sellega kindlalt hästi suur roll selles oli ka see gäng, mis ta ümber tekkis nagu, et nagu kes näitavad, et see hästi suur roll oli selles, et Maiduk oli mänekas alakus pani asjad kehtima. See, et Maiduk enam pole, see oli väga hea lüke. Et seal lihtsalt näiteks Okei, miks ma fucking filtreerin 3-5 Mafia, ma ei tea, kas sa oled näinud mingid noored TikTokis, noored, minu meelest seal on nagu see, et mida Nublu ei teinud, et 3-5 Mafia, järsku vaatan, et alguses on nagu underground TikTok nädal, aga nad on igal pool, nad on mingi kuradi, mitte päris televisioonis vist tegid nagu, siis on see, et televisioon nagu väga jõhker benchmark ei ole, aga nad on väga minu arust kohe tehti mingi suur lugu, kas kultuurportaalis äkki või midagi. Ühesõnaga, see on nagu väga viral asi. Väga viral asi, aga nagu, et minu meelest nagu Pulgale või Nublu ümber tekkis nagu siuke gäng, kes ütles, et ära tee kõike.
nagu kes õigel ajal ütles selle, et nagu keep it nagu veits eksklusiivne. Ära ütle igale asjale jah, mis on hästi lihtne tulema. Ma ütlen ka kõigile jah, mind isegi pooleldi mõnitatakse selle eest, et millises podcastis ma ei ole käinud, mingid asjad. Aga minu meelest Nublu puhul hea targutada teise inimese karjääri, nagu, kes on 75 korda edukam kui aga et minu meelest see lihtsalt tegelikult see mängis rolli, et sa hoiad veits seda loori ees või mis iganes ja sa ei ole see, et kohe hommikanuga, et noh, kuidas siis sul siis see kiisulaul tekkis. No siis ma mõtlesin selle, võtad väikest prillid juba eest ära. Ja ei nagu selles mõttes kõik õige, jah. Minu arust on äkki mingi pikema teleintek andnud, kus mingi vanaisa juures käidi ka või pereliikmed. Just see Mart Normet, see käis mingi külaline. Aga noh, selles suhtes, et see ongi see sama teema, et noh, nagu popmusa nagu mõistes siis, et ta tegi õigel ajal nagu õiget asja, et siis, ja ta on nagu väga andekas muusik, ja sõnasead ja nii edasi. Et kuidagi jah, lihtsalt oligi, et need kõik need noored õpilased, kes seda maffiat teevad ka, et see ei ole, noh, see on lihtsalt, nad teevad fun'i nagu kellegi toas arvuti taga ja siis nagu on, et see on praegu, läks suureks, on ju. Ja siis hakatakse sealt nagu edasi vaatama, on ju. Aga noh, nende erinevus ongi see, et Markus oli siis juba ju ülikooli nagu täiskasvanud inimene, on ju, et see selline ilmselt nagu küpsem, on ju. Just. Mitte, et ma ei tea, et need noored kutid nagu, et ühesõnaga jah, et mis neist saab, nagu ma tean, et Hürr on mulle rääkinud, et nad vist seal käisid kurbade jutul ka või aga jah, ma ei tea täpselt. Ma siin heidan ette mingi 39-aastane tüüp, et ärge kõike ka vastu võtke, siis järsku on 10 järgmist hitti järjest 3 mafia. Ei, väga võimalik et kui sa tekib mingi momentum juba, et siis nagu ta läheb nagu sealt edasi. Võib-olla lihtsalt enda pealt hoiatan lihtsalt, et mitte ei hoiata isegi, vaid nagu soovitan, et meil Pärnumaa randaga oli sama, et sa ei pea kohe igale eraüritusele jah ütlema, sa ei pea igale intervjuule jah ütlema, sa ei pea iga saates olema kuskil nurgas, et aga siis nagu, et kui te poppisite, et siis te kõik mis tuli, et paljud ütlevad, et umbes kõik võtate vastu, aga siis enda peas on see, et meil on võib-olla 6 on üks keika võib-olla, vist rohkem ei küsita. Et tegelikult ikkagi see on suhteliselt siuke underground asi, ja et 1 aasta EF-il saime isegi käia. Kas sa olid ka löödud, kui Vanilla Ninja ei saanud teile edasi? Tead, ma ei vaadanud eile seda Eurovisiooni, et ma hommikul, mis ma tegin eile? Ma pakun, ärkasid, läksid Stutsi, tulid õhtul koju. Stutsis ma käisin eile, meil käidi stuudios külas, tehti seda ühte Ringvaata lugu, mis on millalgi, siis kui see asi on eetris, siis enam eetris olnud, aga jah, tehti niuke tore, Heleri käis meil külas, tehti seal Uue tänava stuudiost. Lihtsalt, et mingid tulevad Oota, kellega sul on Tiiduga? Mul on Hürr on seal põhiline. Tiit käib ka, aga Tiidul on 2 väikest last, et siis tema on ju loovjuht ka, et nagu nii tihti ei käi, on ju. Aga põhimõtteliselt jah, et kuna seal on päris palju lahedat mussi käinud, siis on tehtud, siis Eik käis seal rääkimas ja Jon käis ja Jon mängib minu bändis trumme, et siis, et kuidas me seda minu uut albumit salvestasime ja Ingel käis rääkimas, kuidas ta Ann-Marleni asju on seal teinud ja et see on nagu see, et niukest portree, et nagu selline, et meil on niuke lahe place, et nagu, et tõenäoliselt algab niimoodi, et see saatejuht kõnnib mööda laia tänavat kaamera suunas nagu sujuv zoom-out. See ei ole pealtnägija. See on ringvaade, see on 9 minutit sellist nagu mõnusat head vibe'i. Paljud, oled sa kuulnud seda lugu või seda lugu ja oled mõelnud, kus see tehtud on. Ja nüüd olemegi jõudnud siia, kus see maagia kõik sünnib. Aga jah, siis oli see ja siis Vikar raadios käisin ka rääkimas. Praegu on jah, nagu, et kuna mul endal see album ilmus, et siis on niukest vestlemist sellel teemal. See on hea, et sa siia ka tulid, kus ma kindlalt tean sult küsida igast asju. Tead küsida juba kohe, 5 minutiga saime selgeks, et mitte midagi ei tea. Avalugu Kuum, Püsti hull, joo, on singel, 100 mõtet on singel. Nii palju ma tean, neid ma olen kuulanud rohkem. Tiit Liblik on ühe peal isegi kaasautor. Kaasautor ja Tiit Liblik on kaasautor. Kergelt ei taha, end unustasin, loen ette. Näita ma teadmisi mulle. Ja ma vaatan, et sa oled otses mõttes
indie artist, sest sul on copyright on Taavi-Peeter Liiv siin ei ole. Ma olen indie artist jah, mul ei ole seal Sony Music Entertainment või midagi. Oota, kas Eestis praegu ongi sellega pekkis, et kurvad uudised ongi ainuke nüüd või? Või tegelikult mingisugune Moonlight Records on ka või mis see... Ma ei vist ikka suht kidur on vist jah, et neid kontorid on kinni pandud ja aga nagu ise nagu seda hallata ei ole eriti nagu keeruline kuidagi. Ma mõtlen ka, et seal nagu ma alles praegu mõtlen nagu, et võib-olla nüüd võiks vaikselt mingisuguse abilise võtta endale nagu, aga nagu seda ma näen küll nagu väga need suht noored artistid, kellel on, ma ei tea, ongi 2 keikat kuus võib-olla ja siis nende manager suhtleb minuga, kui neil on vaja kuskil on, veits sul ka, et... Ei no minul lihtsalt oli nime... Ei, mul on lihtsalt see, et kas ma äkki ma olen siis nagu mingi ületöötanud ja tegelikult on palju lihtsamat varianti nagu, et äkki ma ei pea tegelema iga asja. Minul ei ole manageri, minul Liisi aitab mul seda meedia asja lihtsalt teha, et siis tema tegi selle ja et muidugi ma olen ise, see ei ole nagu see, et ma ise ei suudaks nagu mingit kirjadele vastata, et ei, mina meile ei saada. Et ei ole mingit sellist asja, et lihtsalt, et tema PR-iga on mul abiks selle albumiga ja siis on lihtsalt nagu kuidagi, seda ei haldaks nagu lihtsalt ära, et kuidagi ma ju ka EMTA-s käin tööl ja stuudios teen muid asju, muid töid ja et siis kuidagi, et hullult nagu leppida kokku igast kohtumisi, et selles mõttes on see väga suur nagu abi. Vaat see, ühest ma olen täitsa mööda läinud, see EMTA teema, sa oled seal õppejõud on ju, sest see on ikkagi kõrgkool. Nagu kohe alguses sai sedastatud siin paika pandud. Kuidas, oota, mis sinu see, nagu see kuradi akadeemiline muusika ajalugu siis on või on tegelikult on suva, kui sa oled mingisugune diskograafia sul on, siis nad ei nõua, et sul oleks mingisugune balletikooli põhi all või... Ei, ikkagi kui sa tahad, mina olen külalisõppejõud, et põhimõtteliselt akadeemias on niimoodi, et kui sa tahad nagu siis seal olla siis nagu töötada seal nagu selles suhtes, et siis nagu et minul on siis hetkel see mingisugune kuupõhine leping või nii, et ma teen arveid on ju, et kui sa tahad olla päriselt seal töötajad, siis üldse kõrgkoolides, et siis sul peab olema magistrikraad. Okei, tavi. Et siis sa saad, ja siis kui töökoht avaneb, siis on avalik konkurss, siis sa saad kandideerida ja siis sind võidakse nagu kutsuda. Okei. Ehk siis võib eeldada, et EMTA-s on kõik arvepõhised õppejad. Bird! Oh shit! Shots fired! Ei ole. Ma arvan, et pigem ikkagi mitte. Aga jah, et eks ma siis ise ka kuidagi likvideerin neid 20-ndates tegemata jäetud nagu asju siin. Et septembrist lähen ise ka, lõpetan Tartus oma õpingud ja seda sa põiklesidki võib-olla teadlikult või mitte teadlikult kõrval, et kas sul, mis sul, see on loll küsimus muidugi, kui inimene tegeleb muusikaga, siis peab küsima, kas sa oled muusikakoolis käinud, on ju? Ei, mina ei ole, aga ma teadlikult, mina ei tahtnudki muusikakooli minna, Sest sa paneb sind nagu boksi või? Jah, sa paneb nagu niimoodi, et sul oma nagu seda oma häält ei teki. Me teeme siin nalja küll, on ju. Mina tegin, seal on nii palju tõtt, sest kui sa liiga palju tead seda, kui seal on kogu kaart teada, siis sa nagu oled rohkem segaduses või nagu see minu meelest see mäng kaob ära, väga palju on neid näiteid, kus nagu inimesed ei leia enam lõbu, vaid nagu et sitt öelda, aga veidi snoobistuvad ära inimesed, kui neil on liiga palju infot muusika kohta. Jälle, minu ainult nägemus. Nojah, aga kui sa ikka tahad nagu, või see on sul kuidagi tunned, et see on su kutsumus või nii, et küll sa siis selle tee nagu leiad, aga võib nagu juhtuda, jah. Aga minu tee oli lihtsalt nagu teistsugune, et ja ülikoolis ma läksin kirjandust õppima, jah. Kirjandust ja teatriteadust ja siis ja millalgi 11. klassis hakkasin bändi tegema ja siis kuidagi hakkasin sealt nagu niisugune talupoja mõistusega ise nagu kuskilt otsast pihta ja mingisugune ettevalmistus mul ikkagi on, et aga jah, sellist nagu muusikupaberit mul siis nagu ei ole. Samas see on ka
noh, paljud ma olen küsinud, kas seal muusikakoolis käinud ja siis ei ole, ma olen ise õppinud ja siis tuleb välja, et aga lapsena mängisin viiulit 8 aastat, siis on nii, et nagu nagu, et see ei ole päris see, et sa oled ise õppinud. Sul on tegelikult hästi tugev mina ei käinud lastemuusikakoolis ka, aga no eks see ongi, noh, see on niisugune tavapäratu nagu tee ja eks ta siis, noh, 20-ndad ei olnud nagu lihtsad, et kuidagi ma alustasin suht hilja, et siis mul, noh, nagu kuidagi ikkagi, noh, aga ma ei tea, soov oli nii suur vist, et siis ma lihtsalt nagu grindisin nagu jõhkralt. Pidi plaadipoes töötama ilma rahata ja ei, aga seda kuhu see vaba aeg läheb. Ka seda nagu töötasingi plaadipoes ja siis kuskil ülejäänud aja olin, ma ei tea, Ableton'is seal tinistasin pilli ja proovisin seal mingeid laule teha, et bändi tegu oli jah, bändis ma olin laulja, oli selline ansambel nagu Galvanic Elephants kunagi. Ma olen kuulnud seda ju. No me olime Tartus, olime populaarsed ja noh, sealt siis ma sattusin nagu stuudiosse esimest korda ja siis ma mäletan, et minu siis nii-öelda nagu mentor võib öelda on olnud Martin Kikas ja siis ma olin ise mingi 18 või nii, et siis ma lihtsalt issand, kui nagu elu sees ma ei taha olla see tüüp, kes siin stuudios nagu mingi salvestab ja ma tahaks kuskil õlut juua ja nagu laide anda vaata ja nagu, et come on, nagu, et see on nii, noh, tüütu on ju. Ja siis, no võt. Oota, kas see oled? Ma korra võtan, kas see oled sina või selle pildi peal? Oledki. Mis pilti see? Näita mulle. See, mis Essa tuleb ette kohe. Jaa, see oli jumala haige pilt. See oli Müürilehe kaane pilt. Jesus oli jah? Ja fotograaf oli, noh, me nagu seal oli, galeriis oli palju nagu paremaid fotosid. Noh, tegelikult see on nii savi, aga siis mul tuli meelde, et kui sa näitasid mulle, siis palun ärge pange nagu seda, et see on nagu, noh, et aga see oli Müürilehe kaane foto. On nii kaua tegutsenud, 2014 on see. Jah. Jesus Christ. Me tegimegi bändi vist, jah, nagu 2010 kuni päris huvitav episood on niisugused saame kokku ja nostalgid mul ikka meenutamine käib. Hei kõik noored 25-aastased, kes ka kuulavad, mäletate seda aega, kui teie vanemad veel noored olid. Nice, aga kas sa selle oma sooloasjad, kas sa oled mingisse mis see nüüd teine koht on? SoundCloudi panid varem või see, mis sul Spotify's on 2020, see oli kõige esimene? Põhimõtteliselt jah, et see on minu, seda ma loen jah oma nagu siis essaks nagu albumiks, et siis ma hakkasin eesti keeles mussi tegema ja siis 20 tuli esimene album, 22 teine ja siis 22 album tuli, siis pärast seda ma hakkasin nagu produtseerima rohkem teistele muusikat ja siis nüüd on uus album ilmunud. Kas see on siis nagu, kas sa oled ka nagu mõni ütleb, et see siin on Covidi podcast, kuigi see tegelikult ei ole, kas sa oled siis Covidi soolomuusika, et sa nagu Covidi ajal lasid välja? Jah, et mul esimene album ilmus, ma isegi vist niimoodi, et jah, oli niimoodi, et mis oli vist mingi 13 märts või mis mul isegi niimoodi, noh, mitte reliisi aeg, aga et millal vaata nagu Covid jõudis Eestisse. Midagi saanud. Mingi märts. Ma mäletan, et noh, see on niuke nagu kaudne jutt, aga toonane pruut, siis me olime Paljassaarel jalutamas, siis ta mingi veebruarikuus ja siis ta rääkis, et kuule, et tema kuulas mingit H-show, mingi hästi kuulus podcast, kus mingid nagu H-show või ühesõnaga. Ja siis ta rääkis, et kuule, et seal räägiti, et nagu mingi selline asi on kuskil Aasias, vaata, et mingi hirmus viirus on ja siis me kuule, et chill, vaata, et meil on nagu, noh, see on nii kaugel. Varemgi olnud, vaata, kõik on jumala fine on ju. Siis 6 aega hiljem istisime päris peal kuskil luku taga nagu. Ja siis mul ilmus album niimoodi, jah, et nagu, et okei, palju õnne, vaata, et valmis, kuulake nüüd, nagu esineda ei saa, midagi teha ei saa. Ja siis kui mul teine plaat ilmus, siis algas sõda kohe. Nii et siis oli ka nagu meeleolu ilmselt selline, et... Oota, aga mis nüüd tuleb siis? Ei, nüüd ei tule midagi. Ei, nüüd ei tule midagi, sest et nüüd album on juba natuke aega, paar nädalat väljas. Tegelikult küll on, jah, me oleme saanud väga kindlalt ei tule. Ei tule, jah. Mis see oli see, on see Hanta või Henta või... Aga midagi ma kuskil nägin, jah, et keegi midagi jagas. Midagi ka...
nii et väike mul on niuke kuulutaja oled sa, ühiskondlik asjade kuulutaja. Sa mainisid enne Vikerraadiot, et käisid seal, mul täna oli, vahel tead paned, et mitte et näidata, et ma olen nagu snoob ja cool ja tahan vaheldust popkultuurist, aga mul on klassikaraadio on autos, mängib. Lihtsalt nagu switchib välja niimoodi, pluss täna hommikul oli mingi jutujärg, mingi vanem mees luges mingit raamatut ennast maha lihtsalt või mingit kellegi artiklit või midagi. Ja siis mul jäi sealt meelde, et ta vist oli Theodore Rooseveltist, mingi Ameerika presidendist midagi pärast. Et bla, kuidas tema, keegi teeb märkmeid selle kohta, et kui ta kohtab mingit inimest, siis ja ta uurib, millal kellegi sünnipäev on ja siis kohe, kui see inimene, kellelt ta küsis sünnipäeva ära on läinud, siis ta paneb selle kiiresti oma märkmikusse kirja, et tal oleks see andmebaas kirjas ja ma lähen nagu enda ümbruskonna inimestest, kelle sünnipäevad on ja siis iga, nendele inimestele, kelle sünna on, siis temalt saabub ainuke kaart nagu, siis teised keegi ei tea, siis oli, ilmselt enne Facebooki ja siis mööda minnes niisama ja siis jätkas. Roosevelt oli natukene enne Facebooki, Seda võib-olla oli, jah. Et, aga siis, mis mul kõrva jäi, ma panin kirja ka selle, et lihtsalt ka sõnakõlksuna oli see, et siis järsku tühja koha pealt on ja Roosevelti neegrist teener nagu lihtsalt mööda minnes. Samamoodi Roosevelti neegrist teener oli tema jaoks tema kohta väga ustav ja ta lausus niimoodi. Ehk siis see on see, et ilmselgelt see on, neid raamatuid on palju, kus on see sõna sees. Ja ongi, mingi põlvkond on see, et see ongi lihtsalt ülelugemiseks see sõna, on ju. Nagu, et see on eesti keeles, see on jälle, see lõputu vaidlus, et see on kuradi sõna. Õssis on see kirjas, või mida me vaidleme. See on lihtsalt mingi põlvkondade asi lihtsalt, et... Aga siis nüüd, nagu ma tunnen, et meie põlvkonnal on see, et seda on nagu veidi rjukalik ja nagu lahe öelda, sest et sa tead, et ei tohiks justkui, on ju. Aga siis, et vahel on see, et sa mängid lõpu nagu hästi piiri lähedal ja siis kui keegi lõpuks ütleb nagu niimoodi täist pohhilt selle välja, see on nagu naljakas, sest me teame, millega me nagu mängime. Mitte nagu niimoodi nagu. Sul on mingi lugu sellega seoses nagu niisama. Või võib-olla lihtsalt koomikutena meil on võib-olla see nagu see nii üle satureeritud see huumori asi, et me otsime mingit nagu nii üle piiri asja, kuigi isegi see ei ole nii üle piiri. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et mis see üldse nagu veel uuemal põlvkonnal on? Kas neil on äkki juba pohhui kõigest või? Et nagu mida me siin üldse, mis mõttes sõna ei tohi öelda või just on läinud, ma ei tahaks nagu nii arvata, et ma ei taha nagu üldistada, sest üldjutt on see, et midagi ei tohi enam öelda, noored on hukas, kõik siuksed pehmed. Ma ei usu, nagu ma ei ole näinud, et keegi tegelikult kuskil nagu oleks nii, et sa ei tohi seda. No ma ei tea, jah. Ei tea, aga ma jälgin seda, vaata see, nüüd on vist nagu hästi palju mingit spin-off'e ka sellest, aga mis on see, Instas on see Varba Geeks või? Tead sellist kontot või? Seda haldavad mingid nagu väga noored inimesed, et siis päris nagu, niuke ka nagu huumori mingid... Ja seal on väga palju neegerud. Seda pole tähele pannud, aga lihtsalt, et selle jutuga seoses, et mis sorti nalju noored teevad umbes niimoodi, et kuidagi seal on päris palju nagu siis mingid, Comic Sansiga umbes nagu mingid nalja, need karussellid, et... Nii paljud minu sõbrad followvad neid. Et lihtsalt, et kuidagi, et võib-olla et kursis olla või kuidagi niimoodi, et siis ma nagu olen seda jälginud, et seal on päris, osad asjad on päris nagu naljakad. Aga mured ja kõik on nagu samad, et kui endal olid nagu selles eas lihtsalt, et kuidagi väljenduslaad on võib-olla muutunud. Aga jah, kuidagi ise enam nagu sellesse eagruppi ei kuulu, et siis ei valuta pead ka või ongi, kui hakkad hullult nagu menetlema, vaata, et nagu nii, et siis nagu siis me muutumegi buumeriteks, ma arvan. Muidugi, just, kas nüüd võib? Siis kui teed selle, et oh my god. Siis kui see 6-7 oli teema, siis näed ära, millest kõik räägivad, vaata, mis nagu noorena ise mõtled, kui nagu vanemad ütlevad midagi nagu, nagu sellist, siis oli see, et hästi paljud nagu, minu vanused inimesed on ammu juba, mõnel on täiskasvanud lapsed juba, ja siis on nagu, aga näed nagu, ja siis see thrill, mis neile silma tuleb, kui saab 6-7 teha, siis saad aru, et sa ei saa aru, sa ei tohi, isegi kui sa teed samamoodi enda arust teadlikult, et sa tead, et sa oled nõme.
et nagu vahel vanemad kiusavad lihtsalt, Ja, et ja, vaata mind on ju, ja. et sul on nüüd piinlik on ju, isegi siis. See on väga lahe, ma arvan. Kus ka pereringis vaata niimoodi nagu. Ja siis kõik on nagu, aga ma ei saa, ma olen proovinud nagu pinnid, mul on nagu, noh, võib-olla ebaviisaks öelda poolõde, aga noh, tehniliselt on poolõde, kes on mingi suht noor on ju, ja siis mul on kasuvend, kui jälle hästi kindlalt defineerida, kes on 19. Fakt oli eile sünna, ma ei soovinud. Sa oleks pidanud märkmikusse kirja panema siis. Hea, et sa tulid, ma saan lihtsalt enda asju, sest ma panen kirja. Teadvuse pool. Et ma olen proovinud lihtsalt neilt saada infot nagu kuidagi, et kuule, et kas see on nõme, kui ma nii ütlen? Või kas see on see, mis te praegu ütlete, mis väljendeid te kasutate? No ütleme, et kui on mingit sketši vaja teha või karakterid, kes proovib liiga cool olla, et mis need väljendid oleks. Ja ma ei saa kunagi mingit konkreetset vastust neilt. Neil on nagu, see on fine. See on vist ei ole, siis hakkab tekib kahtlus pähe, et kas ma ei olegi lahe enam su jaoks või? Kunagi ma olin nagu lahe, kas sa ei tahagi enam avada siis kui ta 10-aastane oli. Ma olin nii lahe ju, suur vend. Vanem vend. Ja nüüd on see, et nüüd ma väga palju teen, üks venna tütrele teen meelega nagu cringe asju, ütlen, mis tema jaoks on siuksed, oh my god, please ära. Ja siis nagu saadki aru, et see lähebki nagu nii kõver peeglisse vist, sest sa tahad enda arust nagu nalja teha. Aga kui Johannes on kui palju vanem sinust? Aasta 3 kuud vist. Okei, teil on nii väike see. Aga jah, see vaat pole. Kus sa hakkas siis? 6-7 või? 6-7. No me nagu mina kuulun ka nagu sinna, et nüüd ma olen nagu sellest full loobunud, sest sellel polegi mingit nagu pointi, vaata. Aga kui oled ise nagu vanem, nad kes ei saa aru, mis see tähendab, vaata, mis see tähendab nagu tegelikult, noh, mitte midagi ei tähenda, vaata. Just, tahaks mingit kontakt. Ma tahan lastega kontakt. Mis 6-7, mis see tähendab? Jah, istu maha, seleta mulle räis, ongi nagu see üks tüüp ütles korra ja. See oli mingi kossu mängu vist, et kellegi mingi pikkus oli või midagi. Mina ei tea, kus see meem algus sai. Nüüd ma ise ka menetlen, vaata. Ja juba ongi päris, et keegi paneb selle, pekkis, nagu see TikToki trend oli, et küsid töötajatelt, oma kolleegidelt, et mis aastal sa sündisid ja alati, kui keegi hakkas 1900, siis tuli cut sellesse, kuidas nad on kuskil keskajas nagu AI-ga tehtud keskaega. Ja me oleme nüüd need. Mul tuli meelde, ma küsisin Vanilla Ninja kohta ja ma tahaks sulle esitada Eurovisiooni. Ma tahaks sulle esitada oma ainukese ingliskeelse nalja, mis ma tegin kogemata PIS festivalil pidin tegema. Nii. Ja see oli Vanilla Ninjaga seotud. Okay. Ja kuna see on siuke throwaway ja ma seda kuskil ei kasuta, siis ma just ütlen, et meil oli nii, et ma pidin kutsuma peale õhtujuhi, aga siis ma läksin peale ja nad ei olnud suutnud mikrit panna paika ja siis nad hakkas, ma näen, et 2 korraldajat paanitsevad kuskil puldi juures ja mul ei ole mikrit, on ju. Ja siis endalegi üllatuseks, mul oli mingi lain valmis mõeldud, on ju, ma muidu pidin lihtsalt ütlema, hei, give it up for your host, bla, bla. See oli see English open mic, või English show. Ja siis mikrit ei olnud ja ma läksin sinna Niinemetsa moodi, et ma olin niimoodi, et polegi mikrit vaja, räägime publikuga lihtsalt niimoodi. Ja siis esitasin oma Vanilla Ninja nalja. Mäletan ju, kuidas see algas. Have you heard Vanilla Ninja just won the Eesti Laul with the song called Too Epic to be True? I wonder, muidu mul on inglise keel parem, ma ei suuda nagu, ma ei julge päriselt teha nagu oma päris aktsenti. Pane täismäng mulle siis. Nii, ma pean läbi mõtlema, oota, äkki mul on notesides kirjas, sest ma tegin 1 korra seda. Sul ei ole praegu aega, siin publik ootab nagu, et mis saama hakkab, mingi piinlik vaikus on, mikrit pole. The song they won Eesti Laul with the song Too Epic to be True. I thought about it and I realized it's a very Mis sa huugad nüüd, Mattias, come on. Pane. Nii. It's called Too Epic to be True and then I thought about it. It is true because most of the epics I know are not true. We have epic called Kalevipoeg in Estonia. A hedgehog that can talk. Get out of here. Crying until you turn into stone. Get out of here. Ja siis tegin hästi palju näiteid juurde ja siis it's too epic to be true. Aga kuidas see peale läks? Naerdi viisakusest. Viisakusest. Jah, sest nad nägid, et mul oli ebamugav nagu praegugi. Ma arvan, et olete ka
kodus kuulajad ja kes tolmu imesid praegu ja 1,5 kiirusega on seda meie e-post kuulanud. Aga lihtsalt... Inimesed kuulavad niimoodi, kas seda kiirust saab muuta vist YouTube'is ainult või? Spotify's ka. Spotify podcastide all saab muuta nagu kiirust ka või? Ja, sest seal lihtsalt, kui ma alustasin sellega, siis inimesed ütlesid, et nad muud moodi ei suudagi kuulata seda, sest ma vaata tegin soolo osasid nagu COVID ajal täiesti pohmellis peaga ja siis sul oli äga ma tahtsingi selle kohta küsida, et ma saan aru, et see show sai alguse, et siis oli pohmell nagu alati käis sinna juurde, asja juurde. Aga see oli kui kaua aega tagasi? Vist fucking 6 juba, 6 aastat tagasi. Jah, põhimõtteliselt 2020 vist samamoodi nagu su Essa album. Aga mis hetkel see, praegu sa tulid trennist näiteks? Ma tulin trennist, jah. See oligi siis, kui ma hakkasin filmima ka niimoodi, et see läheb nagu, ma vahepeal filmisin niimoodi, et see läks ainult Patreoni, siis oli ka veel pohhui, siis ma võisin paistes näoga olla. Aga kohe, kui kaameramängud oli, siis oli juba see, et ma ei saa ju siin olla niimoodi nagu, nagu kui sa ainult heli tegid, siis see oli väga loogiline, et ma lihtsalt ma ei julge ise kuulata neid, ma võib-olla millalgi panen esimesed mingi 50 episoodi mingi maksumüüri taha kuskile. Aga sa tegid nii kaua, tegid üksinda või? Ja, Kristel oli COVID ajal paaris osas, aga mist Essa mingi külalise osa oli mingi 66 vist. Ehk siis hästi palju sellist lihtsalt müla nagu. Ja pärast COVIDit oli näha, et rahvast väga ei huvitanud ka see müla enam. Nagu COVID ajal, see on see, et vaata jälle, see on nagu, kui tuleb mingi uus asi, siis nagu on naljakas korraks, et teil on nii sitt olla ja ta räägib täielik paska, nagu me ise oleme harjunud pohmellis rääkima sõpradega, et kui sa oled üksi kuskil, mõni kuulas seda lihtsalt magama jäämiseks võib-olla üldse ja nagu lihtsalt möla on taustal, vaata. Aga siis jah, mingi hetk on see, et ma ei viitsi enam, kuna me ei tee kodus seda enam, siis on ka see, et ma ei viitsiks tulla mingi takso loksuda pohmelliga, et siia tulla ja sulle nii, et ma olen mõned korrad teinud, et mul on nagu siuke veidi pohmell, aga mul on nagu siuksed käredaid alkomürgitusega, siis ma jätan ära pigem nagu. Ma seda ei viitsi enam. Ma võin kloun olla, aga juhtub üldse sellist asja enam? Ja. Ega ma targemaks ei ole saanud, et kõik nagu... Aga kus sa käid nagu pidutsemas? Meil on viimasel ajal on siis, kui need... Sõprade juures või kuskil ikkagi väljas pigem, et kui on mingisugust... koomikud on põhine, et kuradi mõjutajad, nooremad koomikud. Praegu on nii, et ma olen vist enamusest, mõnest on 5 aastat vanem, aga uuest põlvkonnast... Kes on nooremad koomikud? Daniel Weinberg, Roger Andre. Isegi Miikal Meemaa on must vist 5 aastat noorem. Miikael on minuga 91 sama. Et nendega on nagu tema joob alkoholi. Ta on, ütleme nii, et on väga fun pidudel. Tegelikult ei ole, ta ei käigi. Et ta on leidnud ka mingi õige senni ja ma olen lihtsalt kade, et kaasautist on pigem lahendustele orienteeritud, kui oma nagu... Ta tundub suht selline lahendustele orienteeritud. Selle asemel, et neid vaigistada alkoholiga, nagu mina seda vahel teen. Vahel on ka nii, Kas sul tuleb mingi keikaga või? Jah, meil tuleb 29. mail. Aga... vist saame kuidagi. Tuleb või oli või? Ei, tuleb. Teeme nii, et tuleb. 29. mail oleme Von Krahlis. Esitleme siis bändiga albumit. Bändis on Jon Mikiver, Jan-Kristoffer Soovik ja Hür Innokent, Vainola. Kõik hotid poisid ja näo järgi valisid. Kõik väga hotid poisid. No ikka näo järgi, jah. Ainult näo järgi. Ma vist kunagi, Soovik oli ta või? Ma vist kunagi tegin Soovikust mingi kollaažpildi, mida ma ei ole üles leidnud, aga mingi noorte bänd kunagi hästi ammu oli Hollywoodis vist. Üks viimaseid võib-olla. Frankie Animaliga siis olid. Ja siis oli seal 3 bassimeest, kellel kõigil olid need selleaegse Sooviku tukad. Ja siis ma vist tegin mingi kollaažpildi, et come on guys. No selle pointiga nagu, et vittu küll nagu vaadake korraks, et ei kattuks. Kõigil need flanellsärgid ka seljas ja siis see tukk ja siis bass ka nagu siuke mingid sarnased. See oli mingisugune fashion, jah, ma mäletan, jah. Ja mõnusad siis oli see, kuidas öeldakse, see stomp clap hey või? Vaata, see mingi,
see oli, mitte Frankenheim ei teinud sellist musa, ma ütleks, aga jah, see oli pop, siis ma mäletan. Või jätta, kas see Stomp Club, hei, kas see on pigem Mumford & Sons või see on pigem Imagine Dragons? Mumford & Sons, selline teema. Ma olen nii vaid... No eks Everton The Two Dragons oli ka veits. Sellel ajal siis nii-öelda nagu. Heidime neid ka nüüd. Ei, see hea, et laiali läksid. Ma ei mõelnud, et sa heidid, ma mõtlesin, et hakkame nüüd heitima. Sa rääkisid, et agentuuris olin. Kas sa muusikuna, kas sa valid vahel omale siukse, kui sa jalutad, kas sa valid, kus sa jalutad või sa lähed nagu, kus sa lähed kiirem või sa jalutad nii, et saaks kiiremini punktist A punkti B või sa vahel teed niimoodi, et ma lihtsalt jalutaks ringi või? Jaa, väga palju teen, jah. Aga kui sul on vaja minna kuskile, kas sa vahel teed nii, et ma lähen sealt kaudu, sealt on ilusam? Jaa, vahel on see, et üks on see, et ma lähen lihtsalt jalutan, sul polegi sihti, sa võtad nagu mingi Jaa, saan aru. Jaa, no mul on vist ikka nii, et sõltub vist nagu perioodist, et nagu praegu on niuke totter nagu aeg, et jah, et paar nädalat tagasi ilmus siis plaat, mis sai nagu, mis sa naerad? Ei, lihtsalt, et ma ise... Ma annan konteksti. Ei, ma lihtsalt naeran, et ma ise on null maininud seda. Et see mõjus nagu nii, et no jah, et no... Ei, kõik hästi. Ma räägin nüüd. Ja siis ühesõnaga see ei olnud ka nii, et nagu, et see album oleks, et ülikaua juba varem valmis olnud, et nagu, ühesõnaga, mingi töö saab nagu valmis ja siis on nagu, ongi sellist rohkem nagu lobisemist. Ma ei ole stuudio nagu mingit töid vastu võtnud praegu, et mul on nagu rohkem vaba aega. Ja alati on, ma ei tea, et kui sina teed mingi tunni või asja nagu lõpetad, et siis on ka alati mingisugune settimis nagu aeg. Et praegu ma käin küll stuudios, aga mul ei tule seal nagu eriti midagi. Et ma, ja siis mul jääb nagu rohkem nagu aega ja siis ma näiteks praegu, ongi suht palju, ilusad ilmad on ka juba, et siis ma jalutan väga palju, on ju. Aga on mingisugune kiirem periood, nagu aasta lõpp näiteks tavaliselt on, või nagu nüüd eelmise aasta lõpp oli nagu väga kiire, siis ma panen suht nagu tõrš, tööle koju ja on nagu sellist nagu ringi vaatamist nagu vähem. Aga liigelda, jah, mulle, nüüd huvitav on see, et ma just hiljuti kolisin siin nagu Tondi sinna viadukti juurde enam-vähem. Ja muidu ma sõidaks täiega, varem ma olen elanud Põhja-Tallinnas ja Kalamajas kaua ja Kadriorus, et siis sealt on nii mõnus nagu rattaga sõita, aga nagu Tondilt põhimõtteliselt ma ei tea, nagu rattaga on ükskõik kuhu sa lähed, sa pead mingisuguse suure viadukti ületama või kuskil, see on ilgelt nagu nii väike asi, mille peale ei oskagi nagu mõelda. Aga siis on nagu selline, ja siis jalutamise mõttes ka, et aga põhimõtteliselt vastus on jah, et mulle meeldib jah, kuidagi ka siis, kui ma lähen kuhugi stuudiosse niimoodi, et mul on nagu aega, et siis ma käin jala päris palju ja lihtsalt kuulad võib-olla mingit mussi, vaatad ringi, mis toimub. See on väga hea, see oli siis meie saatesponsor on Tallinna Liikuvusamet, et tead see. Just, kogu see episood on sellele üles ehitatud. Et saaks küsida, et saaks nagu sinna jõuda kuidagi, nüüd me oleme sinna jõudnud, nüüd me hakkame propageerima siis nagu seda. Ja mida ikkagi Keskerakond Tallinnas õigesti siis tegi sinu arvust? Sest jah, aga mis, vaatasin, et Nublust me rääkisime, et tal on Kõlvartiga mingi kollääb vist või? Täna eile on kuskil panevad koos. Tallinna mingi... Vist jah, mingisugune... Kas linnavalitsuse või mingisugune teema. Ma ei ole jõudnud veel süveneda, aga... Isegi tead siin Kõlvarti sniiki küünise külge jäänud. Et oli mingi... Kuidas siis? Ausalt meheks olemisest või mehed ja mis iganes, meeste tervise podcast või midagi, mida... Mitte mingi peaasi värk? Ei, lihtsalt mingi, kus saatejuhid olid Mihhail Kõlvart ja Keijo Masing, üks wrestlingu tüüp. Nagu pitch on süke, et see on meeste asi, meeste podcast. Ja siis lähed kohale, ilmselgelt mina ka idioot, et nagu peaks läbi nägema sellest asjast ja siis teed salvestuse ära ja tulevad highlightid, mis lähevad Keskerakond Eesti nagu instasse ka. Ja siis on mulle öeldi, et Kõlvart oli seal kui taekwondo treener nagu rollis, et te ise ütlesite välja, et see on selle pointiga, please, ja siis peadki kirjutama mingile kuradi toimetele, please, see on see, võtke palun ära, mul see mingisugune asi. See on, okei, sorry, aga siis ikkagi need sneakid. Sul on mingid asjurid vaja. Ja, kes on nii,
tähendab, Naan ei ole õnnelik praegu. Naan on väga õnnetu praegu, et kuidas me selle olukorra lahendame, et kas ma saadan uue arve välja või kuidagi muud moodi nagu, et... Aga ilmselgelt mul jälle panin midagi täna tähele, sellepärast ma küsisin, kuidas sa jalutad, sest et ma veits tahaks mitte heitida, aga lihtsalt ja arutada sinuga. No arutame. Sest ma nägin ühte naist Kristiine Ristmikul, kelle puhul ma tean, et ta töötab agentuuris nimega Taevas. Ma ise olin autos ja ta läks üle Kristiine Taevas Ristmik. on seal lähedal. Jah, see on Metalli tänaval kuskil. Ja ma tean, et ta töötab seal. Just. Ja tean, et ta seal töötab. Ja hommiku kell oli ka, eeldasin, et okei, ma ei hakka mingit signaali laskma nii palju, ma teda ei tea, aga hommiku kell oli ka, eeldan, et ta läheb tööle. Ja ta valis Endla tänava kaudu minemise. Ja kui sa mõtled Kristiine Ristist, hakkad minema Metallisse, sa saaks minna veidi vasakule, seal on Mooni tänav, mis pilt ilus, sealt lähed tagasi eramajade vahele, lähened teisele poole Metalli poolt. Mul oli nii, et sa lähed, tal oli mingisugune ilus oranž kevad mantel seljas ja nagu siuke vibe ja tal ei tundunud, need kiire on ka ja sa ikka lähed selle tolmuse Endla tänava kõrvalt ja siis mul oli nii, et nagu kuidas, ja siis mul tekkis küsimus, kuidas ta siis liigub, sellepärast ma küsisingi sult, et see on mingi asi ju on, et pigem läheks siit, ma ei lähe selle magistrali kõrvalt nagu jaa, muidugi, aga no seal, kus jah, ma saan väga hästi aru, mida sa mõtled, aga seal jah, nüüd ongi, praegu ongi nii, et noh, et kui ma tondilt tulen, siis ma ei saa, mul ei ole valikut, et ma tulen küll sealt kuidagi väga tihti, et kui ma näiteks täna hommikulgi, mul on stuudio siis Vanalinnas, et siis ma läksin jala, on ju. Ja ma läksin siis kuidagi see kutsutakse Pärnu maantee sild või? Viadukt. Või noh, see sild, ma mõtlen, mis läheb siis... Oota. Saad aru, millest ma räägin? No, kui sa tuled sealt Muba juurest, hakkad tulema, siis on üks sild, mille sa pead ületama, mis all on raudteed. See vist on viadukt siis. Viadukt, jah. Et siis ma kuidagi sealt külje pealt proovin minna kuskilt sealt läbi siis uue maailma või? Mingid Kitseküla peatused ja... Noh jah, kuidagi niimoodi, et oleks veits nagu mõnusam. Et jah, ja ma olen täheldanud ka seda, et kuna rattaga on nüüd koju sõita ka suht nagu ei ole väga lahe, et siis muidu mulle väga meeldib rattaga ka sõita. Et siis ma olen nagu jätnud ratta nagu stutsi rohkem, et kuidagi hoopis trammiga, et jah. Nii et sponsor Tallinna Liikuvusametile siit väike mõttetera, et äkki teeme kuidagi rattasõbralikumaks viadukti ja loodan, et sa saad aru, see on nali, ma ei tea, miks ma tegin nendega mingi kolleebi kunagi, sellepärast ma tean, et nende nimi on nüüd Liikuvusamet, mitte Transpordiamet. Okei. No Transpordiamet sai ju nii kõvasti puid siin mõned aastad tagasi vaata, et seal olid need mingid õpingute tasud ja mingid... Ja jälle mina face of the operation kohe, siis kui Kõlvarti see kuradi altkäemaksu skandaal oli ja mingi kohtuotsus tuli selle Porto Francoga lõpuks välja ja mis iganes. Täpselt siis ma läksin sinna kuradi Taekwondo podcasti ka. Ja nagu siis kui hästi kõik asjad tegelikult on nagu, et ärge uskuge kõike, mida te räägitakse. Ja siis teedki nagu Jollilt nagu nalja selle üle ja siis mõtled, et ma kirjutan mingid asjad, panen veits puid neile ja siis kõik sõbrad oli nii, et türa, ma ütles nagu nüüd veidikene nagu, et saadki aru, et ma ju pehmendasin tegelikult kogu asja just kui veidi nii palju, kui seda nähti, siis võib-olla oli mingi olid siis nagu, jah tead ainuke tegelikult, kes pettunud oli Madis Ligemann, nii et ja ülejäänud teised, kes hoolivad, kuidas Tallinnal läheb. Ja. Nojah, see on tõsi jah, et aga sellega vist ta ei taha jah, nüüd mõneks ajaks, et just eile, kusjuures eile ka jalutasin palju, et sain sõbraga kokku, siis käisime seal Kalarannas ja siis tulime mööda seda vana Kalamaja tänavat, mis on nüüd vaata hästi mõnusaks tehtud, et nende projektidega on ka vist head aega nagu mõneks ajaks, et neid igasugused planeeringuid oli ju veel ka kuhugi, oligi uues maailmas oli mingi samasugune tänav tulema, siis mõtled, et issand jumal, kui mõnus, et nagu jalutad selles rattaga liiklemiseks on nagu suur ruum. Ja need ju võetakse maha seal Sõle ja see Kopli Paavlist, mis tuleb sealt võetakse mingid ikkagi need mastid maha lõpuks, mis olid küll arhitektil mõeldud, et need on osa sellest ja nagu need võetakse maha, siis on see, et need liigirikkus putt perse, käige perse, aga ma nägin minu meelest see oli järgmine päev otse, et täpselt järgmine päev, kui see
kas oli see, et mingi koalitsioon kukkus kokku või midagi ja sellest tekkis vahetus või? Meil ju ei olnud valimisi ju vist sellepärast. Mingi linnavalitsuses nagu Tallinnas. Ei no KOV-valimised olid. Olid ikka? Sellest oli. See nüüd ei olnud, ma ei tea, mis aega sa mõtled, aga viimased valimised olid KOV-valimised ja siis oligi, et... Ja minu meelest oli seal see, et see Kotka tänav, mis on seal teisel pool seda Lilleküla staadionit, seal oli 30 liikluspiirang ja Kaarli puiesteel oli 30 liikluspiirang. Minu meelest 2 päeva hiljem need olid 40 peale tõstetud juba. Pärast võitu nagu öeldi, no fuck you, nagu me ei taha nagu. Nii et... Aga nii, sa enne mainisid seda, et jalutamist ja aega on rohkem ja siis, et sul on, kas sellega sa samastud, et ikkagi väike süke, mis nüüd siis tühjus deprekas on ka, kui sul on asi väljas ja või pigem on see, et fucking tehtud, hakkame uusi asju tegema? See nagu tuleb suht varsti, aga mingi... Sa juba tead, jah? Ja ma mõtlen, et see, et hakkame tegema, tuleb suht varsti. Okay, ma mõtlesin, praegu on ikka väike niuke, väike deprekas on ikka, jah. Et ta ei olegi isegi nagu deprekas, aga ta on nagu, loomulikult ma olen uhke ja mõnus on olla ja nagu, et see on ikkagi positiivne nagu kogemus. Aga ja siin juba lepime mingeid suviseid plaane kokku ja mänge ja niimoodi, et aga kerge nagu ikka on, et mingi asi saab nagu valmis ja siis, aga kindlasti ma hakkan nagu suht varsti juba, tegelikult ma teen juba uusi laule nagu ka ja ma arvan, et siin mingit nagu, ma arvan, et mul võiks järgmine aasta nagu uus album tulla, et kuna mul on, mu elu on nagu nii korraldatud, et ma saangi loominguga palju tegeleda, et mul nagu mingit päevatööl ma ei käi, on ju, et siis muusik võiks ikkagi aastaga mingi albumi teha küll, ma praegu tunnen. Jah, vabalt. Et tundub nagu niuke loogiline, et eks ta on jah, niuke paar nädalat võib-olla selline. Et jah. Jah, tõi. Tõmbame vaikselt otsad kokku, kui mul tuli praegu see, et meelde, mis sa arvad? Ma ise lihtsalt olen võib-olla, ma enda seisukohta ei ütle. Kas sa veel muusikavideotes usud või? Ma ei ole niuke musavideo fänn vist kunagi olnud või kuidagi, et mitte, et ma ei usuks, aga ei ole vist sellist kommet olnud või kunagi, et no vist siis, kui oli see kunagi, vaata see saade, ZTV, mida Heidi Purga juhtis ka, vaata, kui siis ma olin... Ja Filter vist, jah. Vist oli see või? No siis vist oli, et ma mäletan, et ma ei mäleta, mis ala käisin 3. klassist, tulin koju pannkooke tegema ja siis panin peale, siis oli seal see Justin Timberlake ja see Cry Me a River. Wow, mis jõhker kuredi video, nagu mis siin toimub, Aga üldiselt jah, ma ei ole olnud jah, nagu selline suur musavideod. Isegi praegu ei, nagu, kui ma nii mõtlen, et siis kindlasti ta on vist nagu kasulik, ma arvan. Seal on veits loll jah, see, et eriti kui Eesti laulu ajal on seda näha, et nagu, et esiteks sa pead, kohe ainult sponsoritega see toimib, on ju, kuskil agency's ei ole seda, et küll see tagasi teenib. Sa ei saa mitte kuskilt tagasi seda. Isegi kui sa proovid mingi minimal budgetiga, see läheb ikka mingi 3 kilo musavideo peale ja see on väga hästi saadud, on ju. Kellegil ei ole see, et 15 kilo tee midagi head. Jaa, siis kunagi, kui ma ennist nagu rääkisime ka, et ma tegin bändi, on ju, täitsa nagu alguses, et esimest bändi, siis meil oli nagu selline lugu, et sama aastal 2014 oli album ja siis Nafta pakkus, et nad tegid meile tasuta muusikavideo. Helen Takkinile režissöör, jumala lahe video oli ka ja see oli Gunnar Laal oli seal oppe ja mingid cateringid ja värgid ja nagu erinevad lokatsioonid ja kõik oli jumala lahe, on ju. Aga me olime niisugused nagu tatikad, et me ei osanud nagu aru saada sellest, kui suur asi see on. Me pidime 0 eurost selle eest maksma. Ja siis me umbes nagu saime selle video ja siis meil oli ikka nagu pretensioone. Siin võiks olla nii või naa või nüüd kui tagasi mõtled nagu ülipiinlik, nagu video oligi ülilahe. Nagu, et kõik. Aga me olime nagu kuidagi, et umbes, et me ei, loomulikult me olime nagu tänulikud ka, aga lihtsalt praegu mõtled tagasi, see on nagu et kuidagi oleks võinud lihtsalt olla. Thank you. Ja just, vaata, et nagu
et siis me ei osanud nagu kuidagi otsi kokku viia, et me saime nagu väga hea produktsiooniga nagu väga päris kalli nagu video, et lihtsalt ei olnud vaata know-how'd, et umbes, et mis asi maksab või umbes. Täpselt ja et keegi tuleb. Et keegi tuleb ja ei olnud nagu, see ei olnud nagu üldse mingisugune ka BFM-i mingi lõputöö asi, see oli väga, et nagu tegijad inimesed, et nagu suur Eesti mõistes väga korralik produktsioonifirma, kõik nagu top notch on ju, ise seal hängisime ka seal võttel nagu kaasa on ju, mingi toideti meid ja niisugune korralik nagu tiim oli ja siis ikka saime selle video, siis hakkasime hullult menetlema seda, et äkki siin võiks olla nagu mingi see asi kuidagi nii või naa. Kas näo ära asendada, aga seal... Kas saaks mingi teine näitleja võiks olla, et äkki võiks uuesti filmida? Teeks need osad uuesti. Aga see on üleval veel? Või te panite bloki ette, et ei avalikust? YouTube'is on ikka, ma arvan. Aga ma mäletan enda nendest lollidest kuradi need samad Pärnu Maranda algusajad. Ma mäletan ka, mul on nagu piinlikkusega mäletan, et mingi suhtumine oli. Ma ei ütle, et see on nüüd sama, millest sa rääkisid, aga lihtsalt, mille pärast piinlik on tagantjärgi on see, et mul nagu oli siuke seisukoht, et teistel on mind vaja nagu. Mingi periood mul oli siuke. Et nagu, et tahad, et ma tuleks mingisse saatesse sulle. No mis me teeme siis nagu? Või et ütle, mis me teeme või kuidagi, et mul ju pole seda, et nagu tegelikult võiks nagu olla, laiendada igalt poolt enda nagu imidžit võib-olla ja ise pakkuda asju ja olla nagu siuke koostööaltim. Pigem oli see, et kõik tüütavad mind, et nad tahavad minust tükki saada. See on nagu, millest sa vakin räägid tagantjärgi on see tunne nagu, oh my god. Mind ei ole nii palju, et kõigile mind ei... Neil on mind, türa, ma tulen siis teen teene sulle prime time telesaade Eestis. Me räägime. Ma olen nüüd siin, mis me teeme siis? Mis me teeme, türa. Aga jah, lihtsalt musavideoga veits on tunne, et mina enam ei viitsiks vist teha, kui ma oleks muusik nagu, eriti nagu, kui ei ole neid, kui reaalselt pole neid vahendeid. Kui mul on mingi menekas, kes ütleb, et kuule, hoia seda kohvipurki käes ja saame 10 kilo et teha, siis tuleb see tüüp vabalt nagu, aga see tundub nii palju hässelit ja siis kõik ikkagi kotib see, et palju striime on, lõpuks on see kogu aeg põdemine, kas tulevad mingi, kas saame 50 000 vaatamist üldse täis, äkki see on see, pärast peame mingid aru andma, et ei olnud liiga palju purki näha, mis iganes. Jah, mul on vist kuidagi see seisukoht, nagu kuna ma teen niukest, ma ju ei konkureeri nagu mingit nagu pop, ma ei tee pop, laias laastus, ma nagu teen nagu popmussi, aga see on ikkagi selline nagu indie-muss või et ma ei, nagu, mulle ei meeldi nagu, ma ise hullult ei räägi, et et ma olen indie-muusik, on ju. Sa oled artist, sa minu vist enne ütlesid, et ma olen l'artist. L'artist. et nagu, et siis kuidagi... Et sa ei konkureeri, mõtled? Jah, ja siis kuidagi nagu ei mõtle ka nii, et nagu, et nüüd peab olema see too asi, et... Ja. Mul on vaja Sammi numbreid saada. Mul on vaja Sammi numbreid saada, et nõukse mõtteid ei ole, jah, et kuidagi... Aga rahvas on süüdi, et ei ole Sammi numbreid. Nii et saame selle kasutama. Sammi numbreid või? Jah. Ei ole, keegi pole süüdi. Ma panen lõppu ühe asja, ma küsin, mis sa arvad. Vaata, palju sa üldse viimasel ajal jood, kuna see on pommellipäev ikkagi, ma pean küsima. Ma joon vist piinlikult vähe. Piinlikult vähe. Et selle formaadi jaoks. Ma võtan siit, jah? Ai, ma ei lase. Ei lase või? Aga mulle ei lase. Lase mulle ka. Ei, kas lõpulugu tahad või? Ei. Sa ütlesid, et sa lased midagi. Aga see oli kuulajatele. Ei, ma võib-olla ma ei mõelnud üldse nii. Ma ütlen, kuidas ma sõnastasin siis, et see mulje jäi. Ma tahtsin öelda... Ühesõnaga, mu point oli see, et ma lõppu ütlen ühe asja lihtsalt. Ja siis, et mis sa sellest arvad. Olgu. Nii. Nüüd ma saan aru võib-olla, miks on endale märge lihtsalt, kui sa kuulad seda Mattias ja ma välja seda ei lõika, et ikkagi külalisele peab klapid pähe suruma, sest et ma olen pannud tähele, kui ma niimoodi midagi mainin, vaata seda ega see väga ei kuule. Ei, ma kuulsin küll, ma ei saanud aru lihtsalt. Ja siuke praktiline asi veel lõppu. Asi, mis ma hiljuti avastasin, kui sina oled kimpus pohmelliga täna ja sa oled 2 tundi kuulanud meie nostalgitsemist, veidikene muusika rääkimist, siis
üks asi, kuidas pohmell on minusugusel palju-palju kergemaks läinud, ma olen 39-aastaselt alles avastasin selle, on see, et ära joo esimese asjana musta kohvi peale nagu. Sest et nagu täiesti perses, mul on nii idioodi tunne. Nagu ma mõtlesin, miks mul nagu kuradi pisarate see anxiety iga kord on, kui ma kuradi pohmellis olen. Ja siis mõtled veidikene vett, ibukas, kohv peale ja siis mõtled, miks ma uuesti magama ei saa jääd. Nagu nüüd ma olen proovin paar korda, sest ma olen pidanud pika sõidu tegema pohmellis peaga nagu mitte roolis siis nagu rongis või tagaistmel Mikki Tuur oli ja siis ma olen mõtlenud, et äkki ma ei võta seda kohvi ja kõik on jumala chill. Lähed autosse, magad, võtad mingi väikse ampsu, väike smuuti peale, nagu teed proovid veidikenegi õigeid valikuid teha. Ja siis nagu reaalselt ma olen vist nagu, oota, mis see teeb siis? Ma olen 25 aastat joonud ju. Selles mõttes mitte nagu iga päev järjest, aga ma vist proovisin algsi essat korda 17 aastat. No mitte nii palju siis, 22 aastat. Et ja lihtsalt kogu aeg nagu, see võiks ju juba käpas olla, kui nagu nii meistriks ennast nimetad. Kohvi teema vist on, jah. Seda ma saan aru, millest sa räägid, ma olen kursis, et eks mul on ka olnud peahaige. Ja siis veel, kui mingit tupsu teed ja mingit koni veel otsa ja siis teed selle, annad kõik asjad, et ärevus põhja lükata, siis mõtled, miks mul nii ärev olla. Aga ma saan aru, seda on lihtne öelda, kui sa oled sellest küürust nagu üle saanud, aga kui sa oled seal, et seal on nagu elu osa on see, et ärgates on kohvi, siis ma 22 aastat ei mõelnudki sellele, et see võib kuidagi teistmoodi võiks teha. Tee üks väike kuradi piparmindi tee või kummeli tee ja mine magama. Kuradi pane pihku, ta nurk maha ja siis mine magama uuesti. Igatahes Taavi Peeter nii palju. Aitäh kutsumast. Oli väga meeldiv. Ciao. Ciao.